Ja tere tulemast tagasi kõigile vaatajatele. Väga hea meel jälle olla siin ühe huvitava inimesega, võiks öelda, et kuna ma ise ei saa teatud teemadel rääkida või võib-olla isegi ma ei oska rääkida, siis aus ja hea võib-olla põhjus kutsuda siia keegi, kes oskab siis rääkida teatud asjadel, teatud aladel, millest nii-öelda siis millest võib-olla jääbki endal selline, et et kuidas see siis täpselt on ja miks see siis täpselt on. Ja selleks olen ma kutsunud ka siia saatesse siis sellise inimese nagu Sergei Saadi. Tere tulemast, Sergei, väga meeldiv, et tulite. Et üks kindel põhjus on see ka, miks sina, mulle meeldib see, kuidas me kohe siia ruumi astusime, siis ütlesid, et võid sinatada, seega sinatame siis. Et üks põhjus ka nagu, miks siis siin saates oled, on sellepärast, et esiteks kogukond on tekkinud meil siis selle saatega. On väga palju teie nimi käinud siis ka sealt kommentaariumitest igalt poolt läbi. Ja teine põhjus tegelikult ongi see, et ütleme nii, et viimase 5-6 aastaga on kõik hästi suur hulk rahvast, ütleme nii, et siis kõige selle arstiteaduse kõige suhtes skeptilisemaks muutunud ja ma arvan, et see koroona, kõik need lukustused ja kõik need asjad ja vaktsiini peale surumine, see kõik nagu andis sellele hästi kõvasti nagu hoogu juurde, et ennem nagu oli selline hästi väikene hulk võib-olla selliseid vandenõuteoreetikuid asju, kes nagu lihtsalt võib-olla kahtlesid asjades, aga siis nagu koroona ajal nagu tekkis massiline ebausaldus kuidagi meditsiini ja kõikide nagu ravimite, kõikide asjade vastu. Et ma ise võib-olla tutvustuseks enda poolt nagu või enda seisukohta, et kes võib-olla kuulajatest kuulab või mis nagu minu seisukoht on ka sinu nii-öelda siis nägemuse või nagu nägemuse ütleme nii, et valgustamiseks. On siis see, et ma nagu ise nagu ei usu, et kõik ravimid on nagu halvad. Et ma arvan, et nagu mingi osa nagu on ikkagi nagu sellised, mis on päriselt ka nagu päästavad inimesi ja loomi näiteks vaata, et on igasugused marutaudi mingid asjad ja meil on siin käinud ka erinevaid, kes on koerte nii-öelda siis poole peal tegutsevad ja kõik sellist, et tegelikult on ju olemas neid ka, et mis nagu on õiged asjad, et ma arvan, et need ongi need teemad, millest võiks nagu rääkida, aga mis üldse maailmas praegu nagu toimub teie arvates, et täna ütleme niimoodi, et kui siuke üldist pilti vaadata, kas me lähme nagu paremuse suunas üldse tervise ja kõige selle teemaga ja üldse nagu, kas võtame kõik üldiselt kokku näiteks, et ravimid, tervis, inimeste heaolu, kõik need asjad, et kuidas see üldine pilt nagu maailmas liigub, kas pigem nagu üles või allamäge või kuidas see nagu? Minu arvates pigem liigub asi allamäge. Me võime proovida erinevate vahenditega midagi ette võtta. Ravimid on siin üks osa, elustiil, wellness industry on siis teine osa, aga kuidas, kes seda kõike korraldab, kes meie eest otsustab, kuidas, mida me peame tegema, keegi otsustab, kui palju me ise ennast peame kaitsma, kas me seda soovime või ei soovi, mil viisil me peame seda tegema. Just nagu tahaks loota, et keegi teadlik inimene sellega tegeleb. Aga sageli jääb mulje, et see just nagu mingi vana auto või kuidagi vana masin, mis on nii inertne ja liigub lihtsalt vanade uskumuste, vanade seisukohtade kohaselt jätkab sellist liikumist ja just sellepäraski tahaks, et teaduses oleks igapäeva elu käsitlevates küsimustes rohkem võib-olla sellist uut verd, värskemat verd, mis ei vaataks asju ainult nii jäigalt nagu vanem põlvkond võib olla. Samas ma tean, et on päris palju, kui me räägime meditsiinist, on väga palju arste või teadlasi, kes jagavad sellist arusaama, et asjad ei olegi alati sellised, nagu meile neid presenteeritakse või nii nagu meile räägitakse, et igal asjal on 2 poolt ja täpselt sama puudutab ka ravimeid ja
sama puudutab ka meie elustiili. Kui mina soovitan ühte asja, see ei tähenda seda, et see sobib alati ja kõigile. Samuti, kui ma keelan midagi, ei tähenda see, et just sulle on see ka keelatud. Et kõik on suhteline, ma lähtuks sellest. Ja see on minu lemmik selline lause või soovitus, nagu mõõdukus justkui peaks võti olema siin. Ja selline personaliseeritud lähenemine on see, kuhu poole me peaksime liikuma. Aga ilmselt kogu see restriktiivne ja keelatud selline paradigma, või kus igal pool on midagi keelatud ja keelatakse veel ja veel rohkem, et see kindlasti ei kasvata head tulevikku või sellised kodanikke, kes on ka avatud ja kes justkui sooviksid head ja paremat oma riigile, oma lähedastele. Nii et ma pigem oleksin ühelt poolt pessimistlik, sest ei ole malli võtta praegu kellegilt, aga teiselt poolt, kui tuleb rohkem selliseid inimesi peale hakkajaid, kes on julgemad, kes on sellise laiema silmaringiga, siis see on see, mida ma loodan, et see aeg tuleb. Vaata üldse on nagu niimoodi, et nagu teed, kui vaadata ka Riigikogu, siis hästi palju Riigikogus on ka ju tegelikult just selliseid inimesi, kes nagu eelnevalt olid siis kas siis lauljad või näitlejad ja nüüd siis järsku on riigijuhid, vaata. Et kas arstinduses või selles meditsiinis on ka vist on hästi palju ka sellist olukorda, et kus kohas on ka need, kes päriselt nagu tahavad ju muuta maailma, aga samas vaata hästi paljud ka tulevad ju raha pärast, et see on ka nagu, ma arvan, et üks põhjustest vist. Kui sa mõtled seda, et mille pärast inimesed arstideks saavad või lähevad õppima, no ma julgen väita, et enamus kas siis 3/4, 4/5 või veelgi rohkem, et mitte raha pärast sinna lähevad. No siis see on päris hea juba. Ja, et kui me räägime Ameerikast, siis pigem jah, et sa tead, et sa oled alati kõrgemal positsioonil ja nii edasi. Ega Eestis asjad ei ole nii hapud, et nagu nii halb siin ka ei ole, et arstid teenivad päris hästi, aga väga vähesed töötavad ühel töökohal. Enamus töötab ikkagi erinevates kohtades, eras ja riiklikus süsteemis selleks, et normaalselt elada. See peegeldab ka seda, et ka keskmine arst on pigem väsinud, keskmine arst on pigem selline mida vanemaks ta jääb, seda rohkem tal jääb ressurssi patsientide teenindamiseks või siis ravimiseks, kuidas seda nimetada. Praegu on siis arstid rohkem sellised mitte enam sellist püha arst-patsiendi suhet enam nagu sellises klassikalises kontekstis. Aga raha alati loeb. See loeb igal pool. Ja kui me räägime, mis vahe on, et kas sa töötad lihtsalt kuskile riiklikus süsteemis arstina või eras, või kui sa valid hoopis, et sa kandideerid Riigikokku ja lähed sinna, ega seal vähem tööd ei ole, ilmselgelt nagu ajalise kulu ja pinge osas, aga see vähemasti vähendab sinu vaimset koormust patsientidega suheldes. Sest kui sa oled aastaid ja mul on ka selliseid patsiente, teisi perearste, kes pöörduvad minu poole, et me siis arutame nendega nende eluviisi. Miks on nad nii haigeks ennast teinud sellise töö juures? Miks nad ei saa enam sellest välja? Ja see on see, millega ma tahaks tegeleda. Ma tahan oma kolleege aidata. Ja tahaks näidata, et on ka muid meetmeid sekkumisi, kuidas me saame iseennast toetada. Ja üks variant sellest süsteemist välja minna on tõesti töökohta vahetada. Mul üks sõber kunagi ka, me reisisime, see oli aastaid, võib-olla 10 tagasi, ja siis me olime lennuki peal ja see oli nagu ainuke lennufirma vist, mis läks ühest kohast siis teise. See oli mingi odaval lennufirma ja siis ta ütles hästi huvitava lause seal, et mingi teenindaja või keegi vist stewardess või keegi, ma ei mäleta, kuidas täpselt oli, aga ühesõnaga oli hästi ebaviisakas kuidagi. Ja siis ta ütles sellise huvitava lause, et vastavalt hinnale vastav teenus. Et vist arsti valdkonnas või nii-öelda meditsiini valdkonnas vist saab ka öelda seda, et kui sa maksad ikka rohkem, siis sa saad ka üldjuhul vist rohkem. Et vähemalt ma tean, et mul on kunagi vähemalt hambaarstiga kogemus selline olnud, et see hambaarst maksis nagu kõvasti rohkem kui tavaline, kui sa lähed kuskile,
aga lihtsalt, et see teenindus, see, kuidas ta nagu hoolitseb sinu eest, see, ütleme nii, et mis mulle endale isiklikult meeldis kohe oli see, et nagu et üldjuhul, kui eelnevalt siis hambaarstide juurde minna, siis oli see, et noh, lihtsalt hakatakse midagi puurima, aga täpselt sa ei tea, aga temaga oli nagu kohe see esimene kogemus, et ta tegi röntgeni ja siis näitas ära kohe, et näed, et siin on vaja teha, see on ja siis see ja rohkem nagu ei ole midagi, vaata, et sa tead nagu ka kohe, et ta nagu, sa maksad talle rohkem, aga samas sa tead ka, et ta, nagu sa saad selle eest ka nagu, noh, siin on see, mis me ära ka teeme, vaata. Et kuidas nagu sina näed seda asja? Ma olen ka korduvalt sellise suhtumisega kokku puutunud enda osas ja oma sugulaste puhul täpselt samamoodi, aga ei ole mitte alati nii. Ja ma täpselt ei oska öelda, millest see sõltub. Üks sama arst võib töötada riiklikus süsteemis ja eras ja ta võib olla morn igal pool ja selline mitte väga sõbralik, aga võib olla ka nii riiklikus süsteemis kui ka eras väga selline sõbralik ja hooliv. Palju sõltub töökultuurist, et kuidas selles töökohas on siis kõik ära korraldatud, kui palju aega on arsti jaoks, kui head on ta või puhketingimused või puhkeruum, ütleme nii, milline näiteks õde, kes temaga koos töötab või assistent, et kas nemad on heal tasemel ja aitavad. Ja see ongi see, miks inimesed otsivad midagi muud. Et no vaata, kui me mõtleme näiteks nõukogude ajal, nagu tundub, et selline vari justkui tuleb sealt poolt, et sellised polikliinikud, väsinud arstid, keegi sind ei kuula, tahetakse kiiresti lahti saada. See süsteem tänu meie näiteks perearstisüsteemile või perearstendussüsteemile, mis sai arendatud väga edukalt Eestis, et selline samm, kus on ületatud see inimeste hirm võib-olla või selline häbi arsti poole pöörduda, see on minu arvates ületatud üsna edukalt tänu perearstide tööle, kes on väga pühendunud, kes on väga professionaalsed ja nii edasi, aga arstid vananevad ja töökoormus aina kasvab ja siin tulebki selline olukord, kus me tahame, ei taha, keegi uus põlvkond peab peale tulema, aga ega see põlvkond, kes vaatab oma mentoreid, ega ta ei taha väga sellise koormusega ja sellise raha eest tööd teha. Loomulikult nad valivad eraasutusi ja praegu riik võitlebki selle eest, et justkui nagu eraasutustes arstiabi ei oleks väga palju, aga samas muud varianti ma ei näe, muud väljapääsu ma ei näe, sest riiklik süsteem ei suuda tagada arstile normaalseid töötingimusi. Okei, sa pöördud EMO-sse, mis sa arvad, EMO arst, kes näeb sadu patsiente oma vahetuse jooksul, kas sulle ta just pöörab piisavalt palju tähelepanu ja on hästi viisakas ja kõik muidugi ei ole, aga see temast ei sõltu, kõik sõltub meditsiinisüsteemist, mis on nii vale algusest peale üles ehitatud, et see ei ole, ütleme nii, arsti ressurss on väga vähene ressurss, väga kallis, aga seda ei väärtustata nii nagu peaks. Ma ei räägi sellest, et arst peab 2 korda või 3 korda rohkem raha saama, et ei väärtustada keskkonda, mis ümbritseb arsti. Vaata, kui sa töötad kuskil asutuses, mis saab järjepidevalt iga aasta näiteks tiitlit kõige töötaja sõbralik või kuidas neid nimetatakse, kollektiiv või firma või ühesõnaga, et selliseid asju võib ka saada. Mõned haiglad saavad ka selliseid tiitleid, et ikkagi kollektiivi jaoks või töötajate sõbralik selline keskkond, aga ega ma ei usu, et nii on tegelikult. Jällegi, arstid on väsinud, kohustusi on üle pea ja seda peab lahendama, aga neid lahendusi ei ole. Aga kas praegu vaata on ju hästi palju, kõik need Brian Johnsonid ja kõik vaata hästi palju viivad seda kultuuri sinna selle pika eluealisuse suunas, et kas nagu see ei tõsta seda arstide väärtuslikkust nagu kõrgemale või milles see nagu see lõhe tekib, et nagu, et kui me võtame näiteks nagu tavalise meditsiinitöötaja haiglas,
versus siis nüüd see, kes nagu räägib siis sellest elu pikenemisest ja kõigest sellest, et miks see, kes nagu elu pikenemisest räägib, on nüüd nii hinnatud ja väärtuslik, samal ajal kui keegi, kes võib-olla sind elus hoiab, kui sul õnnetus juhtub, siis teda nagu ei väärtustata palgalist, et kuidas nagu, mis see on nagu, millest see tekib ja kuidas see nagu, kuidas selline koht nagu ära lahendada siis ja nagu? See on väga huvitav küsimus ja siin on kaks eraldi osa. Me räägime pigem riiklikust süsteemist või sellisest klassikalisest meditsiinilisest teenusest, mis hõlmab endas nagu ravi. Kui haigus on juba välja kujunenud, et kuidas see välja kujunes, no ütlemine ei ole või kas seda on püütud ennetada, see otseselt ei ole selle süsteemi ülesanne. Aga teine süsteem, ja muidu see on, kui me räägime riiklikust süsteemist, et ikkagi sa maksad ise oma taskust, aga kaudselt. No, maksudega. No, maksudega. Kui me räägime biohäkkerlusest või ennetavast meditsiinist, nagu natuke muust, see on muu suund, teine suund. Ennetamine, elustiil, aga ka, vaata, vanasti olid ju ka sanatooriumid. Et ikkagi ennetus on iga arsti töö väga oluline osa ja see on alati olnud. Lihtsalt praegu ei ole see prioriteet. Aga see vist läänemaailmas üldse see nagu teema, et siis ma olen ka kuulnud nagu, et kui meil oli see nõukogude aeg, siis vaata saadeti ju inimesi ka nagu sanatooriumid olid lõuna-nõukogude riikides just ja mingi, ma olen mingid neid dokumentaale vaadanud. Ja mitte ainult raviks, vaid ennetamiseks, sest töötajaid oli vaja tervetena hoida. Praegu täpselt samamoodi. Aga just see wellness industry või ennetav teema on pigem selline otsene, sa maksad otsa. Et mitte keegi sinu eest ei maksa selle teenuse eest ja sa ise otsustad, kas sa tahad või ei taha. Aga riiklik süsteem, meditsiinisüsteem väga ei sõltu sellest, et sa lihtsalt kogu aeg maksad ja kas sa saad seda abi või sa üldse ei teagi. Kui sa oled olnud enam-vähem terve ja ei olnudki vaja, aga samas 10 aasta pärast näiteks vähiravi, mis maksab 200 000 eurot ja sul ei ole kuskilt seda võtta ja riik tuleb sulle appi. Selle poole pealt on see väga hea selline solidaarne süsteem. Aga tõesti, see ei ole jätkusuutlik ja me saame praegu sellest aru ja räägitakse sellest, et mõne aastaga kindlasti lisandub mingi lisatasu veel, mida me peame maksma selle meditsiinilise teenuse eest, kui me soovime kiiremini, kui me soovime paremini, kui me soovime et meid teenindaks võib-olla, et me saaksime, nii nagu paljudes riikides juba on, et on baaskindlustus ja siis, kui sa tahad midagi paremat, see on ikka endiselt ka riiklik, aga sa pead natuke rohkem maksma selle eest. Nii et ilmselt meelega on tulemas taoline. Aga loomulikult arstiabi kvaliteet ei tohiks sellest sõltuda. Et lihtsalt, aga kes hakkab sellist abi osutama, vot see on küsimus. Ilmselt arste hakatakse osaliselt asendama AI-ga, tuleb ka rohkem assistente, koolitatakse rohkem õdesid, nii et lihtsalt arstlikku ressurssi ei jätku ja seda me teame. Aga mis on sellest väljapääs? Ennetus. Ma just tahtsingi küsida seda, et näiteks vaata, et just mainisid, et seda vähi nii-öelda siis ravi ja kõik sellist, et kas seal on ka nagu pigem nagu oluline see ennetus või see, sest vaata hästi paljudel ongi see, et nagu vähemalt praegusel ajal, kui nagu info on rohkem avatum, et kui me räägime siin 15-20 aastat tagasi, siis info ei liikunud nii hästi, kui täna internetis liigub, et kas see vähiravi nagu, kas see on nagu reaalne asi siis nagu üldse nagu see, et nagu see vähiravi päriselt nagu aitab ja samuti on see, et kas nagu pigem ei peaks tegelema selle ennetusteks, vaata on olemas vaata mingid sellised lugusid ka ju siis, et on olemas üks seltskond inimesi, kes väidavad, et vähiravi nagu tapab, siis on olemas teatud inimesed, kes nagu päriselt räägivad, et nad on sellest abi saanud ja ma tunnen ise ka sellised, ja siis on nagu olemas ka vaata selline grupp inimesi, kes ütlevad, et nagu see toitumine on see asi, stress on see asi, mis teeb seda kõik, et mis teema sellega üldse siis nagu on selle vähi teemaga nagu, et see on hästi laiali valguv ja kõik vaidlevad nagu erinevast nurgast, et üks karjub, et ei, et see on jama, et see on raha peal üles ehitatud, et teine ütleb, et ei, et see ei ole jama, kolmas ütleb, et ei, et toitumine, karnivor, stress.
jaa. Mis see tõde seal taga siis üldse lõpuks on? Vähi teema mind huvitab isiklikult ja ka väga kaua ja minu perekonnas on ka, see on väga aktuaalne, mu emal ja õel on vähk ja et ma tean, kuidas see kõik välja näeb ja ravi ja uuringut ja enda tervise suhtes ka, mul on olnud selliseid kahtlaseid olukordi ja no õnneks kõik on hästi. Ja kui ma vähist räägin, mis jälle rõhutan, see on üks mu lemmikteema juba mitu aastat. Ei tahaks ette heita, et keegi teeb halvasti oma tööd. Ja ma ei hakka ka seda tegema, selge, et kõik kolleegid, kes sellega tegelevad, on oma ala professionaalid. Asi võib olla selles, kui palju vastutust sa võtad teiste inimeste elu eest, mitte lubades neil kasutada asju, mis võivad anda positiivset efekti. Nagu näiteks? On palju asju. Näiteks deuteriumi vaene vesi. Seda vett on juba aastakümneid uuritud, see ei ole mingisugune väljamõeldis. See on üks vesiniku liik, deuterium, mida kõik meie toidus ja vees ja kõikides taimedes ja loomades see on olemas. Aga lihtsalt see sõltub, see kõik on seotud meie mitokondrite tööga, mitokondrid siis toodavad energiat ja meie kehades peab olema mingi kindel deuteriumi sisaldus ja toidus, mida me tarbime ja vees ja on avastatud, et mida vähem deuteriumit me tarbime, seda paremini meie keha töötab ja mitmes riigis on olemas suured tehased, mis toodavad seda deuteriumi vaest vett, mis on ametlik, neil on tehtud uuringud, nagu no väga selline edasi jõudnud juba, aga no Eestis seda ei kasutata. Üks tootja on näiteks kõige kuulsam vist on Preventa, üks Ungari tehas toodab seda. Ja veel, ma olen ka oma Facebooki lehel selle kohta kirjutanud, et näiteks keha keskkonna muutmine aluselisemaks. Kliinilisi andmeid selle kohta ei ole või neid on hästi piiratud, enamasti prekliinilist ja loomauuringud, aga jah, on ka selliseid andmeid, et näiteks sellesama sooda lisamine võib parandada mingisuguseid selliseid tulemusi inimestel, kes on saanud vähivastast ravi. Kehalisest aktiivsusest rääkimata, aga selleks on ka teatud treeningute liigid, mis võivad pigem sobida inimestele vähiga või ajastus, toitumine on täpselt samamoodi. Äsja sel kuul tuli välja veel üks huvitav uuring ketogeense toitumise kohta, ketogeense toitumise efektiivsus koos mebendazooliga ja ühe teise ravimiga, mida kasutatakse glioomi ravis, et üks aju paoloomiline kasvaja. Ja siis ketogeenne toitumine kui täiendav meede. Me ei räägi sellest, et ükski nendest, aga on ka muid sekkumisi, on ka hapnikuravi, ehk siis hüperbaariline oksügenatsioon, on ka paastumine, mis ka paljudes uuringutes, eriti fasting mimicking diet, dieet, mis imiteerib paastumist, on näidanud ka sellist täiendavat head efekti paoloomiliste kasvajate ravis. Ja on selliseid sekkumisi, mis ei ole seotud otseselt kehalise poolega, vaid näiteks meditatsioon. On leidnud, et uitnärvi ergutamine või ärritamine aitab ka parandada keha stressitaset, vähendada seda ja läbi selle parandab soole mikrobiomi, soole läbilaskvust ja aitab siis vähendada põletikutaset ja ka põletik, nii nagu me teame, on alati ka vähi baasil. Nii et neid sekkumisi on, aga peamine asi ongi see, et miks sa segad? Miks sa segad? No arst,
siis või keegi otsustaja, miks sa segad, et see inimene prooviks seda. Ühesõnaga, see on ühesõnaga mingi sarnane asi, siis nagu see vaata vahepeal oli siin hästi suur poleemika selle mingi MMS-iga vist või? Jaa. Et seal vist, ma ei tea, mis selle MMS-iga üldse nagu peale sellest aru saanud. Ma ei tegele sellega, ma ei ole väga kursis, aga lihtsalt mingi piir kindlasti peab olema, et kui me räägime tõenduspõhisest asjast või teaduspõhisest asjast, aga ega neid asju palju rohkem kui ühe arsti või ühe sotsiaalministri pähe mahub, mida tegelikult saab erinevate haiguste raviks kasutada. Ja Eesti on nii väike riik ja rääkimata sellest, et kui me sõidame kusagile välismaale ja kogemust saada juurde, see on üks asi. Aga teine asi, isegi kui me käime ja saame seal kogemust ja oskame kuidagi teistmoodi opereerida või veel mingit teavet saame, ega see ei ole ka lõplik teadmine või lõplik tõde. Sest neid neid võimalusi on väga palju, mida me saame kasutada, aga just see mind ajab natuke segadusse, et inimesed niikuinii otsivad muid võimalusi ja me lihtsalt keelame üksteise lihtsalt keelame selle asemel, et anda neile võimaluse pakkuda neile kontrollitud tingimustes seda teenust, mida nad ei saa kuskil, et nad sõidavad välismaale, Valgevenesse või siis Saksamaa või Türki ja saavad seal seda. Selge, et iga teenus ei ole mõeldud selleks või iga raviviis ei olegi mõeldud selleks, et see oleks iga ühe puhul kasulik ja ohutu, selge, aga ega ka vähiravi klassikaline ei ole ka iga ühe puhul ohutu ja 100% ennetava või tähendab sellise tulemusega, mida me saame nagu ennetavalt juba teada, et võib ka halvasti minna, aga see on siis selle ravi tagajärg. Aga vist see vähiravi suhtes ma olen nii palju vähemalt kuulnud, et vist sellepärast ongi viimasel ajal siis skeptisism tõusnud ka, et just nagu läänemaailmas on kuidagi surutakse peale just seda keemiaravi ja see vist nagu ütleme, ma ei tea, ma olen isegi kuulnud sellist ütlusi näiteks, et kui sa juba lähed keemiaravile, siis nagu on kindel see, et sa nagu sealt elusalt välja ei tule. Ma olen nii paljude inimeste käest nagu kuulnud, aga samas on nagu see asi ka, mis nagu tundub kummaline, et ma nagu tean inimesi, kes on käinud selle keemiaravi läbi ja nad on nagu elavad, vaat. Et kus kohas see nagu siis see nagu... Ja see on see osa, millest sa hakkasid rääkima veel enne seda, et selle klassikaline traditsiooniline meditsiin ja vähiravi, ma ei ole onkoloog, aga nii palju, kui ma olen nende aastate jooksul seoses oma pere siis olukorraga ja oma terviseprobleemidega sellega kokku puutunud, siis see on efektiivne. Me ei saa väita, et see ei ole efektiivne. Ja praegu riik ehitab aina rohkem võimalusi patsientide jaoks, et see oleks ka enam-vähem selline komplementaarne või täiendatud teiste teenustega, nii palju kui on riik võimeline seda praegu üles ehitada. Meil oli üks jutt, kirjavahetus siis kommentaarides vastusena ühele minu videole, mis on seotud sellega, et Eestis ei ole integratiivse onkoloogilise keskuseid, kus saaks inimene erinevaid teenuseid korraga saada. Ja siis üks onkoloog, kes praegu noor onkoloog, minu kolleeg, kes tegeleb selle teemaga Eestis, ta vaidles vastu, ütles, ei, meil tehakse ja tegeletakse ja avatakse ja neid teenuseid tuleb aina juurde. Aga siin on oluline see, et ikkagi promotakse ainult sellised maksimaalselt juba kasutuses olnud teenuseid ja nagu uusi, eksperimentaalseid, väga ei pakutakse, võib-olla mina ei tea, kindlasti neid uusi ravimeid tuleb juurde, aga ma ei räägi ainult ravimitest, jällegi ma räägin muudest võimalustest, sest ega ravim ei ole ainuke viis, kuidas me saame inimest terveks või nagu tervendada terveks nagu eluviis ja kõik, mis seda puudutab, kogu füüsiline meie keskkonna poolt tulenev valgus, õhk, vesi, kehaline aktiivsus, emotsionaalne taust, see kõik vajab ka rakendamist sel samal selle inimese puhul. Ja
ma rõhutaks ka veel seda, et kui me praegu räägime Eesti kontekstis, kus ikkagi selle eest, kui ma pakuks välja, et sellised täiendavad raviviisid võiksid olla ainukesed ilma keemiaravita, ilma kiiritusravita, ilma immuunravita, siis ma ilmselt saan mingisuguse karistuse selle eest. Me saame seda käsitleda täiendavalt, ainult täiendavalt, ainult täiendava meetmena. Või siis, kui me kasutame hüperbaarilist oksügenatsiooni, hapnikukambrid, kui me kasutame infrapunaravi, kui me kasutame osoonterapiat, kui me kasutame DDV-d, deuteriumi-vaest vett, kui aluselist ravi või alkaliseerivat ravi ja kõike muud, see kõik ainult täiendav peamisele ravile ja praegu on lubatud ainult niimoodi käsitleda. Aga kas nagu selliselt ei ole, et ütleme nii, et nagu, ma ei ole ise vaata nagu selle teemaga nagu üldse nagu rohkem kokku puutunud ka ainult siis, kas siis rääkinud inimestega või siis, ma pole õppinud mitte midagi selle koha pealt. Aga lihtsalt, et nagu võib-olla mulle jääb vale mulje, aga kas nagu meditsiin ei ole nagu selline, et nagu täna, kui me vaatame üldse, minu isiklik arvamus on see nüüd, et nagu meditsiin on liikunud justkui sellises suunas, et meil on seal see Karmen Joller ja siis see teine oli see, kes see vanem proua oli, kes seal oli koroona ajal, Irja Lutsar ja et nemad on nagu nüüd sellised inimesed, kes teavad kõigest kõike ja meie olgu nüüd vait ja allugu nüüd sellele nagu, mis nemad teavad, et see on nagu minu isiklik ja väga paljudel teistel ka, et nagu ongi see, et kui nemad näiteks ütlevad, et nüüd ma ei tea, me peame nii tegema, siis kõik peavadki, et ronige kõik puu otsa ja kõik peavad nüüd puu otsa ronimad. Et kas see nagu, see nagu tundub ka nagu, et olevat just see sama asi nagu, et kõikidel asjadel on ainult üks ravi, ja vaata koroona ajal oli ka meil see nagu, et ainult üks vaktsiin on ja okei, ma ei tea, 4-5 firmat on ja, aga põhimõtteliselt kõigile vaktsiin ja mitte mingit muud ravi ei ole, on. Ja samuti nagu maskid ja asjad on, aga samas nagu tagantjärgi uuringud näitavad, on ju, et Rootsis, nad millegipärast nad üldse ei taha sellest rääkida, eiravad seda Rootsi teemat. Et Rootsis oli see, et mitte mingid piiranguid ei pandud ja tegelikult see levik ja kõik oli minimaalne, et kuidas saab niimoodi olla, et nagu kuskil on mingid inimesed, kes teavad meist siis järsku rohkem, kui me ise enda kohta teame, et nagu see on minu jaoks nagu sööke ebaloogiline asi. Siis ma mõtlen seda ka, et kui ma ju söön täna ja ma söön näiteks hästi palju teravilju ja igasugust saiakesi asju ja suhkur ja kõike, ma ju tunnen seda food koomat, aga samas kui ma söön puhast toitu, siis mul on nagu, ma söön esiteks vähem seda, kõht saab kiiremini täis, näiteks võtame loomaliha, kõht saab kiiremini täis, pluss mul on terve päev otsa seda kütust sees, ma ei vaja nagu õhtul näksimist ja kõike sellist, et nagu kuidas nagu saab nii olla, et me oleme jõudnud sellisesse kohta 2026 aastal, et järsku kaugel kuskil inimesed, kes pole mind kunagi näinud, teavad minu kohta rohkem, kui ma ise enda kohta tean. Ja, ma nõustun sinuga, aga ilmselt oli mingi hetk, kus keegi pidi otsuseid vastu võtma ja lihtsalt see otsus pidi olema tehtud. Ja samuti näiteks Rootsis nad ei olnud ka kindel, et nende otsus osutub õigeks, aga lihtsalt osutus õigeks. Et tagantjärgi on raske seda hinnata. Ma usun, et inimesed, kes olid nendel positsioonidel, nad juhendusid, vähemasti enda jaoks, nad tegid kõike, mis nendest sõltus, nende arvates, mis pidi aitama. Ma ei hakkaks neid väga süüdistama selles, et kavatsused, eriti kui sa näiteks oled arst, meditsiinitöötaja või keegi, kes tõesti vastutab paljude elude eest, et lihtsalt sinu kompetents oli selline, et või said teha nii palju oma pädevuse piirides, aga kas see oli õige 100%, seda on raske hinnata. Mis puudutab toitumist, seda küll, et ma mõtlen just selle toitumise kõige koha peal on ka, et vaata praegu nagu, võib-olla ma olen valesti aru saanud, aga minu mäletamist mööda praegu, kes meil on siis terviseminister,
Karmen Joller, kas ma mäletan valesti või mulle tundub, et ta nagu paneb aina rohkem ja rohkem igasugustele asjadele piiranguid peale, vaata, et see, meil on ka ju vaata arstid on jäänud litsentsidest ilma, sest nad soovitasid midagi muud oma klientidele, vaata. Et nagu, kas see on nagu siis nagu vaba ühiskond nagu või kuidas? No jällegi, rääkides toidust, et sa ju ei saa enam normaalselt süüa, ütleme nii, sa ei saa enam, sa saad süüa küll, aga näiteks kui sa satud riiklikusse asutusse, haiglasse, siis see toit näiteks, mida sa seal saad, selge see, et riigi ülesanne on seda toetada, aga see toit, mida mulle patsiendid saadavad haiglast, no see on lihtsalt jube, mida sa saad. Ka siis, kui sa oled äsja sünnitanud või siis, kui sa oled pärast operatsiooni, et sellist toitu inimest ei tohiks süüa. Ei ütleks, et 100%, aga ikkagi väga suur osakaal on väga halb see toit. Selles mõttes, et see on hästi kaloririkas, süsivesiku rikas ja toitaine vaene, et see on puhas tärklis. Aga samas, kui sa astud kõrvale ja hakkad proovima midagi sellist, mis teoreetiliselt, aga ka paljudes uuringutes või üldse üle kogu maailma inimestel on aidanud näiteks ennast paremini tundma, siis sellele vaadatakse väga sellise kahtleva pilguga ja pigem ei soovitata. Tahetakse kuidagi nagu piirata seda. Piirata, just, ma ei ole kindel, kas see on peamine või mitte peamine meie sotsiaalministri nagu kavatsus, et piirata, et just sul ei oleks vabadust. Et üks ülesanne või üks mõtlemisviis võibki olla selline, et me kaitseme sind. Vot just see vastutus, mida nad soovivad enda peale võtta teiste inimeste kaitsmiseks. See ei pruugi olla väga, väga õige või väga hea minu arvates. Et te pakkuge inimestele alternatiive, ärge keelake, ärge kitsandage neid valikuid, mis on okei, kitsandage küll, aga suhkru arvelt. Kitsendage küll, aga LED-pirnide arvelt. Kitsendage, ma ei tea, vee kvaliteedi parandamise ja õhukvaliteedi parandamise arvelt, mitte liha tarbimise vähendamise arvelt ja jällegi kõik need uuringud, kes teab, need on kõik küsimustike põhjal tehtud uuringud, et liha põhjustab erinevaid haigusi, no liha ja liha on kaks erinevad asja, vorst ja viiner ja burgeri kotlett võrreldes normaalse lihaga. Neid on ju kaks eri asja. Loomulikult paljudel ei jätku aega selleks, et hinnata, lugeda, kas nende jaoks on see üks ja sama. Omega-3, omega-6 erinevad, vitamiinid, mineraalid, deuteeriumi sisaldus on erinev, mis on nii oluline meie mitokondrite töö jaoks. Jällegi, keegi võib öelda, et sa võid süüa lihtsalt tervislikult ja ei pea mingit toidulisandid võtma, aga kust tema teab? Kas tema on kontrollinud näiteks neid salatid, mis meile Hispaaniast tulevad? Või mürke täis kõik. Jah, no ütleme nii, et seal või see Poola mingi kalkuni liha, mis meil lettidel, et kui rikas ta on toiduainete poolest, võrreldes näiteks meie võimalik siis kohaliku lihaga, mis on kuskil ökotingimustes kasvatatud. Ja loomulikult on siin väga suur küsimus või probleem, et kui me läheme poodi ja poes on ainult üks väike nurk, mingi ökomahe või mis iganes, aga ülejäänud siis ei ole öko ja mahe. Aga see öko ja mahe loomulikult ei kindlusta meid halva kvaliteediga või hästi suhkrurikka, tärklise rikka toidu eest, aga vähemalt kvaliteedi poole pealt toitaine külluse poole pealt, see on parem ja seda toitu meie keha võtab omaks, nagu võtab hästi vastu. See on hästi huvitav, et täna nagu kui inimesed räägivad, et ma lähen dieedile, siis nad lähevad selle toidu peale, mille peal peaks inimene tavaliseltki olema, vaata. Ja, just. Et see on nagu hästi naljakas ja kuhu maailm nagu. Aga selline küsimus ka, et vaata, et meil oli nagu see
noh, ütleme nii, ma ei tahaks öelda nüüd, et selle täpselt nii, nagu sa just rääkisid ka, et nagu teeks kõigil nendel arstidele on vastutusasjad ja noh, ütleme nii, et nagu ma ei ole selline inimene, kes nagu tahab sihilikult kedagi vihata, vaata. Ja ma ei tahaks öelda ka nüüd et see Karmen Joller nüüd on, ma ei tea, halb inimene või mida iganes, las see olla, on ju. Aga ma mõtlen just seda asja näiteks, et kui koroona ajal ka nagu suruti peale siis seda vaktsiinid, kuidas nagu noh, tänaseks ma ei tea nüüd, kas need uuringud vastavad tõele või mitte, aga väidetavalt siis nagu mingid nii-öelda siis uuringud näitavad, et näiteks suremus on tõusnud, vähid on tõusnud, kõik need asjad, et kas see nagu oli ka siis nagu nii-öelda see õigustatud, mis tehti või kuidas sinu seisukoht see on? Oleks pidanud, ütleme nii, kui tagasi vaadata, et kas oleks pidanud seda tegema või pigem oleks pidanud jätma selle nagu vabatahtlikuks, sest meil oli see nagu vabatahtlik, aga samas, et kui sa seda ei teinud, siis ikkagi nagu ära tööle tule, on ju. Nagu, et see oli nagu süke, ütleme nii, konksuga sunnitud, ütleme nii, ikkagi vaata peale. Minu arvates oleks võinud seda korraldada niimoodi, et vabatahtlik see võis olla tervetele, noortele, lastele ja kohustuslik riskirühmast inimestele. Ja no uuringud ongi näidanud seda, et no, kõige haavatavamad olidki neid ülekaalulised, eakad, krooniliste haigustega. Selge see, et Eestis on selliseid inimesi väga palju ja 62% elanikkonnast on ülekaaluga. Selge see, et need enam ka ei ole terved. Ja minu meelest, kas oli Itaalias või Hispaanias see uuring läbi viidud, kus tegelikult miks seal neid surmasid on olnud nii palju, sest inimesed on nii haigeks jäänud. Haigeks just ainevahetuslikult. Kõik on ülekaalulised seal, kõik on L-diabeediga, kõrgenenud vererõhuga ja nii edasi. Ja need on kõik riskitegurid, mis siis suurendasid surmade arvu ja hospitaliseerimist ja tüsistuste arvu ja nii edasi. Nii et jälle seda otsust, mis on tehtud, ei ole võimalik kuidagi muuta. Ja kas seda prognoosida järgnevateks pandeemiateks, epideemiateks on raske. Millist ravimit meile pakutakse, kellele seda hakatakse rakendama, kuivõrd surmav hakkab olema see haigus järgmine ja millised tingimused lihtsalt siis on selle järgmise pandeemia ajal. Vaata, mingisugused asjad olid ka need, et Ursula ja mingisuguse ravimifirma juhi mingid sõnumid olid seal ja mingi, et kas see nagu võib olla ka see, et nagu rohkem suruti peale selle raha pärast ka või? Kindlasti rahalised huvid olid seal, no seda on rumal eirata. Ma just kuulsin, Soomes mingi inimene rääkis, kuidas tema kaasla, ma ei mäleta, kes see oli, aga tema kaaslane ühesõnaga sai iga vaktsiini tegemise eest, nagu ma ei mäleta, kas 20 või 30 euri või midagi sükest. Ja. Võimalik ka see, et noh. Et need on need sellised asjad ka nagu, et need on nagu jutud, keegi nagu ei ole nagu näidanud palgalehte, et näed, et siin ma sain iga vaktsiini eest, aga samas on ka see, et nagu teatud arstide elukvaliteet kuidagi nagu muutus paremaks, et kes nagu neid vaktsiine nagu tegid, vaata. Ja samuti ma kuulsin ka Eestis, kas keegi arst, kas see ka 5 või 10 eurot selle ühe vaktsiini tegemise eest, vaata. Et see nagu tekibki nagu küsimus, et kas seda tehti siis nagu päriselt meie tervise nimel või pigem oli seal see ka, et kasutati nagu võimalust ka ära, vaata. Sest no raha ju on see paratamatus, vaata, et kõik võtavad vastu. Ma isiklikult ei usuks, et selline normaalne meditsiinitöötaja oleks seda raha tõttu teinud, et just raha teenida. Ja ma usun, et riik ei pruukinud ka aru saada, mis toimub, ja lihtsalt selle Big Pharma lobby oli niivõrd suur, et lihtsalt polnud muud väljapääsu, sest muid variante ei olnud lihtsalt võtta. Kui oleks alternatiiv pakkuda, ma ei tea, mitte ravim, ma ei tea, mis iganes muu, mingi vedelik või mingi muu imevahend, no siis
oleks mingi alternatiiv, aga meil ei olnud alternatiivi. Oli kas süstida või mitte süstida. Et ja tõesti raha oli seal mängus, selge, aga muud on mul raske kommenteerida. Okei. Ma just mõtlen seda ka vaata, et nagu Varro vist rääkis seal Riigikogus ka, et nagu see Ivermectin oli vist seal, aga see nagu ka kuidagi suruti hästi maha, et mingid variandid just, ikkagi nagu. Jaa, kuna seda ei olnud niimoodi põrandaalune siiani kogu see teema. Ja siis ei peetud ka alternatiiviks, siis jah. On raske öelda, kas see võis olla üldse tool ajal alternatiiv ikkagi. Andmed on, et see võis aidata ja et meil on hästi väike turg, meditsiiniline turg ja arstlik turg. Nii et kui sa hakkad või proovid midagi tegema, mis ei ole kooskõlas sellega, mida enamusele pakutakse, siis suure tõenäosusega sa jääd kogu sellest süsteemist välja. Et kas sa jääd litsentsist ilma on keeruline öelda, aga saad ikkagi mingisuguseid hoiatusi või mingid, jah, seda on küll võimalik. Aga seda esineb Eestis ka nagu palju. Ma mõtlen seda, et vaata Eesti on nagu üldjuhul ikkagi selline, et ega Eestil ei ole väga palju otsustada, et üldjuhul ikkagi suurriigid ikkagi suruvad peale ja siis Eesti vaata peab selle eriti Euroopa Liiduga kaasa minema. Täpselt sama vaata see ka näiteks, et ega sõjateema praegu ka, et kui praegu läheks sõjaks, mis Eestil teha on? Ta ei saa ju olla niimoodi, et meid ei huvita see, et meil on enda asjad vaja teha. Lihtsalt ta peab selle sõjaga kaasa minema, vaata, seal ei ole muud varianti. Et Eestil on ka isegi 90-ndatel, kui nagu Nõukogude Liit lagunes, oli ju valida võimalik, kas minna nüüd siis Valgevene suunda, ehk siis olla partner Venemaaga või siis minna nüüd lääne suunda, et olla partner siis Inglismaa ja USA-ga ja Rootsi ja kõik. Et see Eestil nagu nii pole väga kahjuks seda otsustusõigust, aga mõtlengi nagu seda asja, et kui nagu üldse nagu vaadata seda, et mis nagu, kas arsti nagu selles meditsiini valdkonnas toimub tihti Eestis sellist asja nagu, et nagu et on niimoodi, et hirm, et isegi litsentsist ilma jääda või midagi. Ma mõtlen, et koroona ajal vaata oli niimoodi. Ja, neid juhtumeid ei olnud palju ja vaata, oli ju ka selline olukord, et ei olnud selge, et neid olid pretsedendid, et lihtsalt enneolematu. Ja enne koroonat on siis olnud meil see kõige kuulsam juhtum doktor Riina Raudsikuga ja siis on olnud Helen Lasne asjus ka siin ühte teist, mis tõesti pani mõtlema. Kas on see vabadus nagu olemas? Ja, kas arstil on otsustusõigus, kaalutlusõigus, arsti autonoomia, sest kui me räägime tõenduspõhisest meditsiinist või teaduspõhisest tõenduspõhisest meditsiinist, seal on 3 põhisammast. Üks on muidugi teadus, siis uuringud, mingisugused tulemused, ja teine on arsti kaalutlusõigus ja siis patsiendi soov või patsiendi eelised. Aga kas see teadusuuring või see, kas teadusuuring, ma tean seda, et igastahes Soomes vähemalt tehakse hästi nagu reaalselt rahva nagu heaks olevaid uuringuid, sest Soome on nagu hästi palju silma paistnud need asjadega. Kindlasti ka ma usun, et Eestis tehakse neid asju, aga kas nagu on vaata selline nagu ka nagu vandenõu liikumas ringi, et kuidagi need teadusuuringud on nii-öelda siis, et see, kes rahastab, see saab ka endale uuringu vaata, et nagu, et me anname sulle näiteks miljoni, et uuri ja tee selgeks, et ma ei tea, Coca-Cola on tervisele hea näiteks vaata. Et nagu kuidagi nagu kas seal ka nagu võib olla sellist asja nagu, et pigem nagu kallutatakse seda asja, sest see on selline asi nagu, mida põhimõtteliselt kõik vaata räägivad ka nagu. Seda on teada ja neid uuringud on ka tehtud, mis on analüüsinud uuringuid. Ja neid uuringuid, mida sponsoreeritakse ravimifirmade poolt, neid suurema tõenäosusega ilmuvad, kui need on edukad. Ja need, mis ei ole sponsoreeritud, aga mis on edukad, neid ilmuvad väiksema tõenäosusega.
ja umbes 50% kõikidest uuringutest maailmas on kas biaasiga, no biaas siis tähendab seda, et noh, mingid huvid on seal taga või kas uurijate või nende teadlaste huvid või no mingisugused muud mõjurid, mõjuvad tegurid, mis võivad tulemusi või järeldusi mõjutada. Ja öelda, et ma käisin saates mingi aeg tagasi talvel. Ja seal oligi nii, et arutati see Nutri-Score, seesama märgistus, mis tuleb kaupade, toidukaupade peale, mis räägib sellest, kas on A, B, C, D, selline värviline vigarkaar. Ja ma rääkisin ka sellest, et kõik uuringud, mis näitasid selle Nutri-Score'i kasulikkuse, need olid otseselt või kaudselt selle Nutri-Score'i poolt sponsoreeritud enda. Loomulikult meie riik ostab seda, ta ei saa seda niisama kasutada, ta ostab võimalust Nutri-Score'i süsteemi kasutada. Aga noh, kuna uuringud on kõik ostetud nende poolt. See ei tähenda, et 100%, et see ei tööta või et sellel ei ole mingit kasu, aga lihtsalt tõesti tuleb seda arvesse võtta. Ja jällegi on alati võimalik leida uuring, mis kinnitab ja mis kohe lükkab ümber või kuskil vahepeal. Nii et aga noh, meie süsteem, meie meditsiinisüsteem, meie tervishoiusüsteem armastab ikkagi kasutada uuringuid, mis on siis nende arvates õiged, aga kõik ülejäänud noh, ei pruugi siis õiget olla. Vaata AI-ga on ka niimoodi, et kui sa küsid, et kuule, mul on hea äriidee või mul on hea see asi, et mis sa sellest arvad, siis ta räägib sulle, kui hea see on, aga samas, kui sa küsid tema käest, et palun ütle mulle, miks see ei tööta, siis ta nagu selgitab hoopis sellepärast, et see on jumala mõttetu idee tegelikult. Et nagu siis ma mõtlesingi just, et, nagu, et kui palju nagu, kas uuringud on ka, saab, noh, sisuliselt saaks ju, et kui see ikkagi nagu rahastad seda asja, siis sa võid ju ütelda ka, et palun tehke kindlaks, miks see on tegelikult hea ja siis räägitakse ka ainult sellest heast asjast. Lõpupoole reeglina lisatakse ka, millised on puudujäägid sellel uuringul. Et nii, et kõik mustvalge ka ei ole ja no, loodetavasti ikkagi, no praegu räägitakse ka sellest paper mills, et nendest asutustest, mis lihtsalt toodavad neid teaduspabereid, tellimustöö. Ja see on küll nagu jube, et suur osa uuringute teadusartiklite tulemusi või viiteid võivad olla just sellest paper millist saadud. Ehk siis ei ole tõesed. Ja veel see ju mõjutab kogu süsteemi, kuidas meie oma sotsiaalsüsteemi üles ehitame, tervishoiusüsteemi. Ja kuidas me jällegi, milliseid toitumissoovitusi me anname. No vaata, ainult ma tahtsin algul öelda ühte sellist huvitavat asja, sa rääkisid soomlaste poolt tehtud uuringutest ja mul on praegu 2 sellist huvitavat teemat sulle öelda. Üks, ma lugesin hiljuti ühe artikli, just soomlased ühest ülikoolist, ma ei mäleta kust, tegid sellise uuringu, et inimesed, kes on maganud vedrumadratsil, neil on olnud krooniliste haiguste mingisuguste kas või isegi vähi tõenäosus natuke suurem. Ja, sest no vaata EMF, elektromagnetväljad ja need vedrud kuidagi suurendavad ja sa öösel justkui magad, aga tegelikult sa oled kogu aeg selle peegeldatud EMF-i käes ja see paneb mõtlema. See on üks soomlaste. Ja teine, soomlased kogu aeg uurivad sauna kohta. Kõige kuulsamad uuringud sauna kohta on siis soomlaste poolt. Ja et lihtsalt tõesti, kui meil Eestis oleks keegi selliseid uuringuid teinud, päriselt uuringuid, mis puudutavad meie igapäevast elu, mitte mingisuguseid muid, mida siin tehakse. Ei ütleks, et neid on tarbetud, aga tahaks midagi sellist, mis on elustiiliga seotud. Ja juba unustasin, millest pidime edasi rääkima. No võib-olla tuleb meelde see ei ole üldse hullu. Aga selline küsimus, et vaata räägitakse ka ju seda ka, et nüüd on viimasel ajal hakatud hästi palju nii-öelda uurima seda, sest vaata karnivoorsus ja üldse see toitumine, Brian Johnson ja kes seal kõik on hästi populaarseks muutunud ja koroona ajal vaata see karnivoorsus läks üldse nagu täiesti, nüüd on nagu vaiksemaks läinud, aga vahepeal oli niimoodi, et kõik hakkasid karnivooriks järsuga. Ja siis tulid välja nagu minu arust isegi Eesti meediast on see läbi käinud, et nagu kuidagi nagu see, et liha söömine pole üldse hea ja loomaliha kõike serki. Et nagu
mis sinu seisukoht sellest on? Minu isiklik arvamus on see, et sealiha pole hea, aga kuidas sinul nagu nägemus see on nagu? Mina käsitlen, kuna üks minu huvialasid on samuti toitumine, dietoloogia ja mina suhtun selles karnivoorlusse ettevaatusega, seda ma kasutan ise ravi meetmena, sest on ka selliseid anekdootilisi juhtumeid, on ka selliseid juhtumeid, kus näiteks kõige lihtsam või kõige kuulsam uuring vist lühiajalise karnivoorluse kohta, kus inimestel oli kõhukinnisus ja siis 10 inimesele anti kiudaineid ja 10 inimesele ainult liha ja siis kõhukinnisus lahenes inimestel, kellele anti liha. Kõigil 10 minu meelest. Aga kas nagu, vaata, räägitakse ka seda asja nagu, et on ka siis see dieet, vaata, kus süüakse ainult siis kas siis juurvilju või siis puuvilju, kas siis nagu päriselt nagu on siis nagu, samas on ka vaata see, et mingisuguseid nii-öelda siis mingid veganeid vaata on ka, kes on nagu hakkasid noorelt veganiks ja siis nüüd järsku mingi 40-ndates surid ära juba, et millest nagu on see siis see veganlus nagu reaalne asi või pigem? No sa küsisid ka liha tarbimise nagu vähendamise kohta või nende soovituste, et estlased söövad liiga palju liha. No võimalik, et nad söövad liha, aga nad söövad lihatooteid, töödeldud liha, mis ei ole sugugi tervislik. Just, et seda tasubki piirata ja või madala kvaliteediga seda mingisugust liha. Ja arvesse tuleb võtta ka muid, või tähendab, tulebki soovitada inimestele, et sööge julgesti liha, aga sööge õiget liha. Õiget tähendab liha, kala, muna, kodujuustu, võib ka taimseid valke tarbida, näiteks tofu või kaunvilju. Neid kõik on ainult teretulnud, ega pähklid, seemned, kõik on valguallikad, aga lihtsalt tõesti öelda, et me sööme liiga palju liha. Ja karnivoorid, veganid, vegetaarlased, taimetoitlased, pesketaarlased, fruktaarlased või fruktoriaanlased, kuidas neid nimetada, ühesõnaga, need on päris palju. Uuringud ikkagi näitavad seda, et kõige kauem elavad inimesed, kes on omnivoorid, et söövad kõike. Kõige rohkem siin võib-olla paistavad välja nende seast pesketaarlased, inimesed, kes söövad pigem kala loomsetest allikatest ja siis köögivilju. Aga see on vist see mingi jaapanlaste mingi saar, kus kohas elavad no Okinavas sa mõtled, aga nad söövad seal sealiha väga palju. Ja sealiha ja kõhreid ja igasugust keedavad kogu siga ja mis sealt, mida nad söövad. Nii et kas on vahet liha, veise, lamba, sealiha, ulugiliha, valgeliha, nii-öelda niinimetatud kana ja kalkuni ja ka kala vahel, kindlasti on vahe. Vahe nii rasvhapetes, selle valgu koostises, mineraalainetes, vitamiinides ja mina ise pigem eelistaks niinimetatud punast liha, veis, lammas, ulugiliha ja ka kala ja kalkun siis võib-olla. Aga praegu kaldun või tähendab, on ka kuskil ma olen lugenud, ka mingi uuring oli, kus oli soovitatud selline enamusele sobiv menüü, kus nädala jooksul oleksid valgud niimoodi ära jaotatud 3 päeva nädalas või 3-4 päeva nädalas kala, 2-3 päeva nädalas liha ja 1-2 päeva nädalas ilma loomse valguta. Ja see peaks töötama nõnda, et see läbi mTOR-i stimuleerimise vähendamise, mTOR on üks selline valgu signaalmolekul või kompleks, mis stimuleerib rakkude kasvu ja paljunemist. Kui seda liiga palju stimuleerida, muu hulgas ka loomse valguga, aga selle juures ka insuliiniresistentsusega, hästi tarkliserikka ja suhkrurikka toiduga,
kroonilise stressiga, see võib ka soodustada muuhulgas pahaloomuliste kasvajate kasvu. No lihtsalt seda, mida me kardame. Aga samas liigne valgussöömine ei pruugi alati seda mTOR kompleksit stimuleerida, seda on ka leitud. Ja selle juures peavad muud tingimused olema. Aga kuna me praegu enamus meist on haiged, no siis see toob selle kaasa, et just kui valesti arvatakse, et liha on põhjustaja, aga lihtsalt selle lihaga koos süüakse saia või juuakse fruktoosirikkaid jooke. Selle saial vist on ka ju see asi, et see, mis vanasti oli saia versus see, et tänapäeval pannakse igasugust muud säilitusstaffi sinna juurde, vaat. Ja mitte ainult neid säilitusaineid, aga alati tahaks, et see sai oleks natuke magusam. Ja suhkrat pannakse. Ja enam seda väga nagu loomulikul viisil väga ei kääritata ja lisaks meil on ju praegu nisu on hübridiseeritud, diamideeritud, et selle struktuur on muundunud või muudetud ja selle tõttu meie keha ei saa enam ka seda nagu omaks võtta, nii nagu 1000 aastat on siis kui on ta seda teinud või on kehad seda teinud. Masstoodang, ja see on ja seda on hästi palju ka, ma olen ka lugenud mingid neid teste või neid, mis on tehtud tänapäeva üldse kõikide nagu toitainete kohta või nagu värske toidu kohta just, et nagu puu- ja juurviljad, et need aina vähem ja vähem nad sisaldavad igasugust asju, sest muld on lihtsalt nii, vaatades teatud riikides juba ju kas 2 või 3 korda kasutatakse ühte sama põldu aastas, et ta ei saagi, vaata see all ei saa äragi kõduneda, kui juba pannakse uus vili peale, vaata, et lõunariikides kõik nagu need magneesiumivaegus, joodivaegus ja just, et see ja mürgitatakse ka veel, vaata, hästi palju, et see pestitsiidi tase. Just. Sa rääkisid ka veganitest. Ja ma just. Et need patsiente on ka päris palju. Ja ütleks jällegi see kindlasti ei ole toitumisviis, mida loodus nägi ette meie jaoks, et me oleme omnivoorid, meie seedekulgla ehituse tõttu me peame kõike sööma. Ja veganitel, mul on patsiente, mul on kolleege, kes on veganid, mul ei ole selle vastu mitte midagi, lihtsalt see on teadlik valik ja nad peavad lihtsalt olema teadlikud, mida nad peavad sööma, kuidas nad peavad talitlema, mida vältima, mida sisse võtma lisaks, nii et seal lihtsalt teatud ainet, mida nad ei pruugi saada toidust. Aga samas vaata see Brian Johnson on ka ju vegan. Või ma ei tea, kui vegan ta on, aga ma tean, et ta vist ei söö loomaliha üldse, kala vist ta sööb. Aga omnivoor on siis see, kes sööb kõike. Mida see tähendab, et sööb kõike? See ju ei tähenda seda, et sa oled sööd saiakesi ja küpsiseid, vaata. See ikka, ma mõtlen just, et siin võiks ka nagu selle sööb kõike nagu ju ikkagi panna nagu Ja me ikka räägime mõistlikust valikust ja teadlikust valikust. See, kui sa sööd kõike, no ma ei tea, rämpstoidu sööja, ma ei tea, kuidas seda võib nimetada. Aga omnivoorid kuidas sa ise, meil on ju ka, ma teen geeniteste ja mulle meeldib lihtsalt sellest rääkida, sest ma varem ka ei teadnud sellest, aga siis, kui hakkasin tegema, siis ma sain teada, nii huvitav asi, et näiteks võib meid jaotada geneetilise profiili alusel 3 tüübiks põllupidaja, küttkorilane ja siis segavariant. Ja vastavalt sellele sinu keha kas töötleb paremini suhkruid või töötleb neid halvemini. Kui sa oled põllupidaja, no siis sa paremini töötled igasuguseid teravilju ja puuvilju ja sul väiksema tõenäosusega areneb teist tüüpi diabeet ja ülekaal, mis on mis võib sellest olla tingitud. Aga kui sa oled küttkorilane, siis suurema tõenäosusega siis sinu keha ensüümsüsteemid ei ole mõeldud selleks, et suurtes kogustes sa sööksid aastaringselt selliseid toite. Kas või see juba mõjutab. Aga muidugi ka muud geneetilised iseärasused, jällegi kui me vaatame geenitesti ja siis seal on näha, kuidas sa talletad rasva, kas sul on kalduvust kõhurasva talletamiseks, kas sul on kalduvust ülesöömisele, kas sul on kalduvust madalale või kõrgele omega-3 tasemele, kas sul on kalduvus madalale või kõrgele D-vitamiini tasemele ja nii edasi. Ja sellest sõltuvalt, aga me ei tea seda, eks? Meil ei ole geenipassi, mis meil ideaalis võiks olla. Ja kus oleks kõik lahti kirjutatud, millist toitu sa võid süüa, millist ja nii edasi. Aga oletame, et kui me elame siin piirkonnas ja kui meie esivanemad on kuskilt siit, siis kohalik toit, kohalik vesi
on looduse poolt meie jaoks mõeldud, et me tarbiksime seda. Mitte igapäevaselt igasuguseid eksootilisi puuvilju, mangosid ja Hiinast pärit toidulisandid, mingisuguseid küüslauke ja Hispaaniast veel midagi ja sealt kuskilt veel Marokost veel midagi. Selle taga ei ole väga selliseid veenvaid uuringuid kahjuks, aga näiteks selle sama deuteriumi kohta on päris palju uuringuid, et lihtsalt erinevates piirkondades deuteriumi tase on erinev ja sademetes on see erinev ja sellest lihtsalt üks hüpotees selline, et ikkagi see toit erineb ja see annab erinevat informatsiooni meie kehale, et kas see sobib meile sellise insolatsiooni, sellise päikese mõju juures, sellise vee juures, sellise temperatuuri juures, sest miks näiteks ekvaatori juures inimesed saavadki süüa, saavad endale lubada rohkem süüa teravilju ja magusaid asju, puuvilju, tärkliserikkaid, sellepärast, et neil on päike aitab alandada veresuhkrut. Neil on rohkem selline keskkond, kus on, tähendab, kui me räägime Vahemere regioonist näiteks, neil on rohkem kalas on ka omega-3 täpselt samamoodi paremini mõjutab ainevahetust ja mis neil veel seal pidi olema, päike, see geneetiline neil soodumus neil ka võib olla, et nende seas võib olla rohkem põllupidajaid, et juba selline geneetiline. Nii et on väga lihtne arvata, et me kõik siin Eestis peame tegema midagi ühtemoodi. Mitte keegi ei tea, kuidas sina pead seda tegema. Millist toitu sina, nii nagu sina ka rääkisid, millist toitu just sina pead sööma selleks, et ennast hästi tundma. Aga arvatakse, et meile kõigile sõltumata sellest, kas me oleme Ameerikas või Eestis, Ladina-Ameerikas või Eestis, meile peaks sobima üks ja sama toidupüramiid. Ja no USAs vist on ikka väga crazy'd, seal on vaata need toiduained üldse nagu väga palju, mis Euroopas on keelatud lausa. Aga mul oli nagu Soomes ühe arstiga kunagi, ma arvan, see oli ka kuskil 10 aastat tagasi, midagi sellist oli ka siis, kes vitamiinide asjade uurimistega tegeleb ja kõik sellist. Siis ta ütles ka hästi huvitav asja oli see, et miks me peame sööma kohalikke marju, et kohalikku liha, kohalikku eriti veel näiteks, et kui liha on, siis on näiteks kas siis konservina talvel või siis näiteks suvel on siis värske metsaliha, et mis on metskitsed ja kõik sellist. Siis ta selgitas lahti ka ära, et miks see niimoodi on sellepärast, et meie loomad ja loodus valmistub alati talveks ja nende sees on juba rohkem vitamiinid ka meid talveks nagu ette valmistadavat. Mingi selline nagu... Ja, loogiline, väga loogiline. Ja kusjuures tundubki väga loogiline, et sellepärast, et kui sa lähedki näiteks kuskil lõunamaale ja siis seal ongi nagu see loodus on ka selline nagu, et ta ei valmista väga palju rohkem ette, et meil on ikkagi nagu see loodus on vaata palju tihedam ja siuke nagu. Ja vaata kõik juurikad näiteks meil, neid ongi mõeldud selleks, et talvel süüa. Ja just. Aga ja puuviljad on ainult hooajaliseks sööbiseks. Või siis vaata talveõunad on, mis keldris säilivad. Ja just, aga vaata, neid on väiksed, nad ei ole magusad. Ja just. Et see kompoti kultuur vaatan tegelikult meil olnud ju kogu aeg. Okei, ja see toitumine ja see on selline jah, et aga mis oleks täna selline asi, näiteks võtame näiteks praegu on suvi. Hästi palju süüakse jäätist, hästi palju süüakse igasugust šašlõkki asju, grill, igasuguseid tooteid asju, mis nagu suvi on selline koht, kus kohas sina näed, et inimesed teevad hästi suure nagu vea võib-olla? Toidu järjekord, see, mis mulle väga ei meeldi ja sagedased vahepalad, inimesed arvavad, kui nad joovad smuutit või vett. Ma just täna käisin ühe sõbraga poes ja ta võttis endale süüa leti sealt, kus oli valmis toit ja haaras ka pudeli joogi ja kui ta nägi juba, et kuidas mina vaatan teda, siis ta vaatas, keeras ja vaatas, kas sa näed, kas sa tead, kui palju seal suhkrut sees. See oli see selline spordijook või spordijook, kuidas nimetada. 5 grammi süsivesikuid, millest 4,9 grammi süsivesikuid, millest 4,9 grammi suhkrut 100 milliliitris, see on poole liitrine pudel, siis 25 grammi suhkrut, 5 elusikat suhkrut on selles pudeli sees. Ta ütles, ma poleks arvanud, et nii palju. Sest see on lihtsalt natuke magus, see ei ole mahl, see ei ole limonaad, kus on 10 grammi suhkruid 100 milliliitris.
ja jah, et kultuurreklaam keskkond mõjutab nii halvasti meid, et nad suruvad peale seda, mida me ei vaja ja määritakse pähe tervislike loosungite, tervisliku toidu loosungi all absoluutselt mitte tervislikke asju. No jällegi me võib siin näiteks tuua spordibatoone või valgubatoone, aga ka valgupulber on töödeldud toit. Ma just mingi nädal aega tagasi lugesin vist mingisugust artiklit, ma ei mäleta, kelle oma see oli, aga et kui juba peale on kirjutatud fit, siis see on nagu esimene red flag, et nagu seal sees on arvatavasti, et see fit pidavat olema nii, et okei, me paneme vähem suhkurt, aga me paneme hästi palju rohkem ka keemiat, et vahepeal see tavaline mingisugune Tartu limonaad on palju puhtam selle suhkruga, kui see fit mingisugune... No, jah. Mul oli üks patsient, ta oli IT-mees, kellel oli 100 haigust küljes ja mida ta tegi, ta iga päev jõi 1,5 liitrit Aura maitsevett minu meelest, mis ongi suhkruga. Tähendab, kas glükoosi, fruktoosi siirup või lihtsalt ühesõnaga oli ikkagi päris palju, minu meelest oli ka 5 grammi 100 millilitri kohta, aga ta jõi 1,5 liitrit, ta jõi 75 grammi suhkrut ainult sealt, aga WHO soovituste kohaselt suhkrut peaks olema mitte rohkem kui 25 grammi päevas. Mitte rohkem, aga võib ka 5 olla ja võib ka 1 gramm olla. Miks me peame seda nii kõrgele ajama kogu aeg? Sest me ei kasuta seda. Mida see teeb pitemees? Ta joob ära ja istub edasi. Ta ei liigu. Ja sellepäraski tal ongi igasugused depressioonid, ärevused ja ta ei maga ja kaalus võtab juurde ja rõhk on kõrge ja maks on rasvunud ja nii edasi. Aga nagu suhkur üldse, nagu ma mõtlen, nagu, et kui palju siis see suhkurt näiteks, kas siis päevas või nädalas on nagu selline, nagu, et millest üle sina ei läheks ja sa ei soovitaks teistele ka. Ja samas on ka nagu see asi, et kui nagu liikuda, mida see liikumine tähendab, sest ma olen ka lugenud mingid asju, et kui sa iga päev kõnnid kas või 10 000 sammu juba, siis see pidi olema nagu ulme muutus 6 aja jooksul, vaata. Mis on need nagu kohad, kus kohas, nagu, et okei, näiteks mulle meeldib võib-olla juua päevas või iga 2 päeva tagant näiteks, ma ei tea, purgi limonaadi, näiteks Eesti limonaadi. Et mis ma siis peaks tegema, et see nagu ära kuidagi nagu kas siis põletada või üldse jätta joomata või mis nagu oleks see kõige parem siis? Suvel vaat eriti joome ju kõik hästi palju igasugu asju, õlut ja kõike. Mul kohe esimene mõte tuli selline, kus on meie sotsiaalministeerium? Nii. Kui me räägime limonaadipurgist, kus ta on? Et see on nii juurdunud ja no jah, lapsed täiskasvanud kõik joovad. Ma ei joo. Üldse ei ole isugi. Ja kui juua, alati joo vett. Alternatiiviks võib olla kombucha, võib olla mingi kohalik tootjaid ka valida, kus 2,5 grammi suhkrut 100 millilitri kohta minu meelest juba 2 korda vähem kui selles spordijoogist ja 4 korda vähem kui tavalisest limonaadist. Küll on see kallim, aga sinu keha on kõige kallim, mis sul on. Kui sa iga päev jood midagi või sööd midagi sellist, mis ei toida sinu keha, mis toob ainult põletikku juurde, mis küll on maitse poole pealt hea ja magus ja maitsev, aga mitte keegi, see tootja ei mõtle sinu tervise peale. Ta mõtleb selle peale, et sulle maha müüa. Ja sinu ülesanne on kogu aeg vastu pidada, kogu aeg mõelda sellele, et kas see on see, mida minu keha vajab. Iga väike, iga amps, iga suu täis, iga mingi väike puru on see, mis sinu ainevahetust mõjutab. Ja sinu vanemate ülesanne on jälgida, et nende laps ei sööks makaroone, mida nad ise ei söö. Eile oli patsient ja rääkis, ei, me ise makaroone ei söö, aga lapsele anname makaroone, sest ta sööb ainult neid. Täpselt sama asi ka kohukestega ja igasuguste lotte jookidega ja mis iganes, et pilveke kommidega.
see on rohkem kaunistis. ja just. Aga mis nagu üldse nagu, et kui noh, ütleme. See kogus, sa küsisid ka kogusest. Ja ma mõtlengi, et nagu suvel vaatame, sööme nagu nii jäätist rohkem ja just ongi nagu, et mis oleks siis see nagu, et nagu, et samas see suvi oleks nagu põnev, äge, aga samas on ka see nagu, et me ei hävitaks ise ennast ära. Üldine reegel on 90-10 või 80-20, et enamus ajast sa üritad olla õiges voos. Ja 10 või 20% sa jätad selleks, et reedel või laupäeval võid minna, aga jällegi, kui see oli alkohol, siis sa samal ööl ei maga hästi ja siis järgmisel päeval sööd ka rohkem ja rammusamat ja süsiveeskude rikkamat toitu, suhkrurikkamat toitu. Aga ütleme nii kord nädalas võiks olla see piir, võib-olla paar korda, mille üle ma ei läheks. Oluline on see, kui suhkrust rääkida ja jäätisest rääkida, kindlasti ei tohiks olla iga õhtune. Kui sa soovid osta või otsida alternatiive, eeskätt süsiveesikude vaesed alternatiivid, mis iganes need võivad olla, ka magustoidud võivad olla, näiteks minu lemmik magustoid on jogurt, ma ostan sageli lambajogurtit, Viinamärti talu lambajogurtit, lisan sinna külmutatud marju, mustikaid, lisan kokoshelbeid, kakaod ja natuke suhkruasendajaid, võib ka pähkleid seemneid juurde lisada. Suhkruasendajad, näiteks monkfrutti või alluloosi või steviat, erytritooli ja on väga hea magustoit. Võib ka teha kohukesi kodus ise. Palun tee 50 kohukest, pane sügavkülma ja sööge. Aga seal on ikkagi see šokolaad ja see. Aga šokolaad on ju okei, aga ma mõtlen, et see ei pea olema piimašokolaad. Sa ostad kakaod, kookosõli või kookosvõid, segad kokku ja ongi see glasuur olemas. Kui sa tahad professionaalsemad, siis muidugi sa natuke näed vaeva, aga ka tumeda šokolaadiga sa võid seda vabalt teha 85-86%. Need valikuid on. Jällegi sinu ülesanne on vastu pidada sellele survele, mida reklaam ja tootjad panevad. Aga näiteks ongi nüüd, et Tallinnas näiteks on nüüd vesi hästi sööka halva maitsega, mida ma siis teen, ostan poest vett või seal on jällegi nüüd mikroplastik sees. Mis see siis nagu, või siis näiteks võtame, nüüd oli see Brita filtri, sellel oli mingisugune kohtucase, et nende filtrid vist, kas mikroplastikuga või millega see case oli, vaat. Et ma tean seda, et ma ise kasutan seda Eesti, seda kannu, kes eestlased toodavad seda filtreid. Seda Aquaphori või midagi. Ja just, see nagu on niimoodi, et kui sa kasutad seda, sa tunned kohe, et see vesi on nagu puhtam. Ja me mõõtsime mingite aparaatidega, et see päriselt nagu teeb puhtamaks ja seda müüakse igal pool Soomes, Prismades müüakse seda üldjuhul. Et see nagu on üks nagu asi, aga ma mõtlengi nagu, et kui nagu vett ei taha nagu üldse. Mul on tutvusringkonnas inimesi olnud, kes on öelnud, et nad pole aastaid vett joonud, et limonaid teinud. Et mis nagu, mis selle koha pealt nagu oleks? Milline alternatiiv võiks olla? Võiksid olla taimsed teed. Taimsed teed võivad olla puljongid, miks mitte, et mul on ka patsiente, kes panevad puljongid, köögivilja puljongid, aga ka lihapuljongid panevad need on need kuubikud? Ei, panevad konteineritesse ja panevad sügavkülma. Ja see ei ütleks, et see on päris nagu toit, et see ikkagi ei ole toit, aga just nagu ka rasvaga või igasuguste mineraalainetega, natuke toitvam kui tavaline vesi, aga veel ei ole alternatiive. Vesi ja tee, taimsed teed, näiteks mina joon põdrakanepi teed, mina filtreerin muide ka vett, filtreerin, sest ma olen tutvunud Tallinna vee aruannetega, nagu regulaarselt seda teen ja kõik jääb normi piiridesse seal, aga võtta kõik, mis jääb normi piiridesse, ei pruugi, et see on sinu keha jaoks optimaalne. Nii nagu analüüside puhul jääb normi piiridesse, aga sinu jaoks on see optimaalne. Ma pigem hoiaks seda taset veel madalamal, sest mõni uuring on näidanud, et näiteks klooriühendid meil Tallinnas kasutatakse ka kloori muide veepuhastusjaamades. Ja kloorijäägid võivad suurendada riski saada kusepõievähki ja need uuringud on Skandinaavias tehtud. Ma vaatasin üle, et Eestis neid numbrid on normis, aga väljuvas vees jaamast on see normis. Kui see minuni jõuab, minu kraanist,
no ei tea, kuivõrd normis see ma mõtlen ise ka, et kui ma sinna kannu lasen vett, siis see nagu sellel on selline lõhn küljes nagu ujulates on vaata. No jaa. Siuke nagu kloorikas ikka. Aga kas nagu, jällegi ma kohtusin kunagi siis ühe inimesega, kes, see oli ka, ma arvan, kas 3-4 aastat tagasi, üks tegelane, kes töötab siis Tallinna veevärgis. Ja ta ütles ka nagu, et ega sellel veel ongi nagu 2 varianti, et sa lased selle siis kas niisama torusse, aga sa pead siis olema valmis, et sealt tulevad igasugused muud asjad kaasa, või siis see, et sa võtad selle klooriga, et kumb siis nagu, seal vist on ka risk ju, Just. Ja sellele ei ole ka praegu lahendust. Ja noh, vaata, osoonitakse ka, aga no jah, et see ka ei ole selline nagu seisvas vees, et see ei avalda enam sellist bakteriostaatilist efekti. Aga noh, allikavesi on see ka üks... Ja kõigile vist kraanist allikavett, aga vist ei saa, Jaa. Et ma mõtlen just seda, et veega ka on vaata see, et vist kui sa liiga palju seda töötled, siis seal on ka, et räägitakse vaata seda, et on see elav vesi ja siis surnud vesi. See ongi selle deuteriumi järgi, selle vesiniku liigi sisalduse järgi. See ongi see deuteriumi. Aga kas need aparaadid, vaata, mis nagu koju ostetakse 5000 € maksavad ja kas need ka päriselt töötavad? Ma ei ole spetsialist, ma ei ole asjatundja. Ma olen lugenud nende kohta ja mõned uuringud, no siis enamus uuringuid, mis on tehtud, mis nii-öelda vesinikuvesi, ma saan aru, sa mõtled seda. Ja noh, enamus uuringuid on sponsoreeritud nende aparaatide tootjate poolt. Sellepärast selles osas ma olen veidi skeptiline. Kuigi mõni uuring on näidanud, et näiteks sportlasel kas oli vastupidavus parem või mingid põletikumarkerid olid madalamad, kui nad on seda vett tarbinud. Aga jällegi ei ütleks, et see on mingi imeravim või mingi imeaine, imevesi, mida igaüks peab jooma, seda reklaamitakse ja ma näen väga jõuselt reklaamitakse, selle taga on korralik raha ilmselt ka. Aga see ei ole see elav vesi, millest näiteks me räägime. Et allikavesi tundub kõige või looduslikest allikatest kõige parem. Aga võib olla mõne aasta pärast, kui veidi rohkem uuringuid ja tõendusi selle kasulikkuse kohta, et võib olla ka meie hakkame seda kasutama. Ma mõtlengi just, et vaata, nad tilgutavad mingit asja sinna sisse, siis ühel muutub see kollaseks, teisel muutub see lillaks ja siniseks, vaata. Just need mingi aparaatide reklaamides. Ma olen kogu aeg mõelnud, nagu, et ma olen vaadanud neid aparaate ka. Minu meelest see ongi see vesinikuvesi. Ja siis ma olen vaadanud ka neid aparaate, mõelnud, et ei tea, kas peaks ka ostma, aga selle hind on ka mingi 5000 €. Siis tekib nagu küsimus, et nagu kuidas nagu mingi masin saab seda asja teha, et mis seal masina sees siis nagu, ma olen selle, ma ei tea miks, aga ma olen nagu, ma arvan, et paljud eestlased on sellised, et kui ma juba väike olin, siis ma panin igale asjale kruvika taha ja ma tahtsin näha lihtsalt, et mis seal sees toimub. Ma arvan, et kui ma ostaks selle 5000 € aparaati, ma võtaks kaane maha, ma tahaks näha, kuidas sa teed seda elavaks. Ma tegin, ma ei teinud selle lahti, ma teen seda lahti, ma lugesin, tähendab, kuidas see töötab. Ja seal oligi nii, et seal on mingi katoodi süsteem, kus ioniseerimise kaudu kuidagi tekib see efekt, minu meelest oli niimoodi. Ja ühesõnaga praegu see minu teadmiste kohaselt mina ise seda ei soovita, ise ei kasuta, võib olla kunagi hiljem. Mis praegu on siia vahele üks küsimus, et mis praegu sinu arvates on see, et nagu tänu sellele, et AI tuli, et muutub nagu maailmas meil järgmise lähi mingi 5 aasta jooksul või 10 aasta jooksul. Siis ma mõtlen, vaata nüüd järsku, kui AI tuli, siis avastati, et on võimalik hambaid tagasi kasvatada kuskil South-Koreas vist, või ma ei mäleta, kus kohas see oli. Sakslased vist tegid mingi plaastri, mis paned peale, siis augud kaovad ära või ma ei mäleta, mida see. Ja see oli mingi imeasi ka veel, et kui sa haava saad, siis paned peale hästi kiiresti vist mingi, ma ei mäleta, mis keel või mingi asi on see. Et kas nagu sa näed ka, et AI nagu järgmiste 5 aastaga võib nagu revolutsiooniliselt muuta meie igapäeva tervist ja kõike? Ja ma usun, et nii on. Seda juba jõudselt pakutakse Eestis arstidele, perearstidele. Analüüsimisvõime AIL on väga suur, väga kiirendab patsientide käsitlust. Mina kasutan paljude patsientide puhul samuti transkribeerimise teenust. Ja see aitab. Ja kui me räägime kõrgtehnoloogilistest avastustest,
see kindlasti liigub sinna poole, kus me puudutame patsienti aina vähem, kus seda teevad masinad ja me ainult kogume juba kasutajatena mitte isegi teavet, vaid järeldus, me puutume kokku ainult järeldustega. Ja saame neid võrrelda näiteks, mis puutub nii vereproovide tulemusi kui ka instrumentaaliste uuringute tulemusi ja kõik need aparaadid tulevad ka aina väiksemaks. Need, mis varem kasutati, need olid hästi suured, mingi kardiopulmonaalse testi korral kasutati sellise suur maskiga aparaat, kus sa jooksed. Praegu see aparaat on selline hästi väike, lihtsalt kinnitub siia, ei ole vaja mingit juhtmeid ega midagi. Ja AI kindlasti aitab kaasa, et see kõik areneb, ei ole üldse. Vaata need need randme, need paelad ja kellad ja mis see Brian Johnson vist reklaamib ka seda Whoopi või mingid asja just. Et see ka vaata mõõdab ja siis see läbi selle analüüsi, et kui sa sõid, mis vererõhk ja kõik asjad nagu tegid. Seal vist on ainult üks takistus, ma lugesin, et on see veel, et veresuhkurt ei saa sa võtta, et see peab verega ühendus olema nagu. Aga on ka sellised juba, mis aitavad või proovivad vähemasti mõõta veresuhkrut ka läbi naha, täpselt nii nagu see mingi läbi higi, mingi plaast. See on ka üks variant, aga seal on sellised süsteemid, vaata nagu sa saad süsti teha ilma vereta, sisuliselt ilma torgeta. Seal on hästi selline kõrgtehnoloogiline nagu nõela moodi selline süsteem, mis laseb seda rohtu sisse kiiresti. Nii et ja igasugust, et need ninapihustid, et sa ei võta sisse rohtu ega süsti, aga näiteks ninna lased või lihtsalt plaastrina kasutad siia, kõik muu. Ja nii nagu ma tegin ka postitusse täna, et higi kaudu hakkab nüüd olema võimalik mõõta kortisooli taset. Ja just see oli ka vist ja ma lugesin ka seda. Ja Aga mis on sinu enda jaoks nagu selline asi, nagu et kõige suurem ootus AI-st, et mis sa ootad ise nagu, et ära lahendatakse? Sest vaata, praegu räägitakse juba seda ka, et arvatavasti inimelu pikeneb tänu AI-le, suudetakse välja kalkuleerida, kuidas neid telomeere vaata pikendada ja kõik sellist. Ma ootan, et luuakse süsteem, kus nagu varem räägiti sellest, kui bioloogiline pass või nagu sportlastel on praegu see nimetus all bioloogiline pass, kus kogu sinu eluteekond on ette määratud, ette kirjutatud, sealhulgas uuringud, ravimid, kõik on sünkroniseeritud sinu geneetiliste iseärasustega, sinu haigustega, mis sul on olnud, ravimitega, mida sa oled kasutanud ja on leidnud optimaalne talitluse muster, et uuringud sinna pandud, analüüsid, ravimid, mida saad kasutada profülaktikaks, erilised kehalise aktiivsuse liigid, mis sobivad just sulle, lähtudes sinu lihaste kiududest ja nii edasi. Et kui sul on mingid arenguhäired, täpselt samamoodi sul luuakse mingid süsteemid, kuidas sinu seda sotsialiseerumist parandada ja nii edasi. Praegu on hästi palju patsiente ATH-ga ja siis nende jaoks täpselt samamoodi nagu kaardistatakse ära, seda mina ootan kõige rohkem, sest praegu me töötame ainult üsna kiviaegsete algoritmide süsteemis. Et seda, mida meile määrab ravimifirma, sisuliselt seda me määrame patsientidele. Aga tahaks, et see oleks patsiendi keskne, sageli ravimitest mitte sõltuv, elustiili baasil põhinev süsteem või lähenemine, mis tagaks, et me õitseksime. Mitte, et me püsiksime 10 rohuga lihtsalt elus. Ja, aga samas ravimifirmadel on hästi kasulik ka ju see, kui süüakse rohkem ravimeid ja vähem tervislikku toitu. Ega toidulisandite tootjad ei ole ka kahjumis siin selles mõttes, kui ma räägin, et me näiteks ei kasuta ravimeid, aga sina näiteks või mina me hea meelega kasutaks toidulisandeid, et me enda tervist toetada. Siin täpselt samamoodi küsimus, et millise kvaliteediga neid toidulisandid ja nii edasi, kas need sobivad omavahel kokku, kas need sobivad just mulle, sest neid uuringuid väga ei ole tehtud, nii et nende standardiseerimine on ka väga suur küsimus ja siin võib ka AI samamoodi appi tulla. Mul kunagi üks tuttav ka tõi turule ühe toote
ja siis ta oli ka nagu aastaid tagasi, mingi 15 võib-olla, siis ta oli ka nagu käinud kõik need veterinaariaametid ja kõik asjad läbi, et müügiluba saada, kõike sellist. Ja siis tema jaoks tuli üllatuseks see, et enamus vitamiinid, mis näiteks Prismades igal pool on müüa, siis nendest enamus ei vasta mitte ühelegi tingimusele. Ja paljude sees ei ole isegi nagu neid vitamiine, mida räägitakse. Ja ongi niimoodi, et nad lasevadki nii kaua nagu selle leti peal rahulikult müüa neid tooteid, kuniks nad juhuslikult vahele jäävad ja keegi selle tõmbab nii-öelda siis kella otsa, sest Terviseamet vist ise või nii-öelda siis see veterinaariaamet või ma ei tea, kes see kontrollib neid, et nemad nagu ise vist ei jõua kõike läbi käia, sest nagu ressurssi ei jagu, aga samas ongi see, et kui juhuslikult vahele jääd, siis pakend vahetatakse ära, läheb uus toode lihtsalt ja kogu lugu vaat. Et see pidi päris hull teema olema tegelikult vitamiinidega, ma olen kuulnud. Ja, no mitte täpselt sama, aga sarnane asi võib ka meil ravimitega olla, et kui me räägime geneerikust ja originaalravimist, et kui mitte vastuvõtule, aga kui lihtsalt mingil päeval astub sisse ravimi esindaja, kes müüb või kelle firma müüb ja toodab või on tootnud aastaid originaalravimi, aga kelle patent on aegunud või mille patent on aegunud ja siis turule tuuakse odavamaid analooge, siis loomulikult ta kiidab oma rohtu ja ütleb, et just see originaalmolekul on nii kõrgkvaliteetne, et kõik ülejäänud on, et just nagu originaalmolekuli retsepti ei anta ikkagi edasi, et see pidi olema kõige parem. See on suur küsimus, sellepärast apteekrid pakuvad erinevaid variante, aga on ka patsiente, kes tunnevad näiteks ennast kõige paremini just originaalide peal, kas see on placebo või tõesti nii töötab, on raske öelda. Toidulisanditega on täpselt sama, sa võid võtta seda vitamiini ja võid kohe tunda järgmisel päeval, et sul hakkas parem. Sa võid teha jalavanne magneesiumiga ja ütelda, jah, nüüd jalakrambid läksid ära. Kas see on sellest, et see päriselt töötas, kuigi me teame, et magneesiumiga ei läbi nahabarjääri, aga võib ka olla placebo-efekt, võib tõesti olla, et sinu naha või sinu keha ise ärasused on sellised, et sinu puhul see just töötab. Aga sageli on niimoodi, et kui me räägime klassikalisest meditsiinist, väga ortodoksaalsest meditsiinist, siis kõik, mis ei ole 100% tõendatud, sellel ei ole kohta selleks. Et see võib olla sinu isiklik kogemus ja isegi, ma ei pruugi sind usaldada, ütleme nii selles sinu arvamuses, et sa ütled jah, et see aitas. Kui seda ei ole kuskil ametlikus ravialgoritmis kirjeldatud, et siis see on minu jaoks selline pooltõde. Kunagi käis mingises saates, ma ei mäleta, kas see oli Kuurija või Laser või keegi käis mingisuguse ravimi promoüritusel. Ja siis ta nagu, ma ei mäleta, mis täpselt sellega see aasta või 2 tagasi või midagi sihukest oli. Teeti isegi rohkem kui 2, ma arvan. 2-3 võib-olla isegi. Aga ma arvan, et see oli kuskil pärast seda kõige esimest pandeemiat. See oli ka niimoodi, et nagu ravimifirma kutsus kokku kõik nii-öelda siis arstid ja siis promos mingisugust uut. Minu arust oli kas mingi rasistumisvastane mingi asi või midagi sellist oli. Ja see käis telest läbi ja siis nad spioonidena kuidagi käisid seal ka üritusele midagi. Kas see nagu vastab siis tõele ka nagu, et ravimifirmad nagu ütleme nii, et kui arst ikkagi kirjutab ravimit välja, siis ravimifirma nagu maksab sellele arstile mingisugust asja ja siis nagu et on ka olemas hästi palju arste, kes siis lihtsalt peasid saaks midagi välja kirjutada. Sest see on ka nagu selline asi, mida ma olen hästi palju peale koroonat olen ju igal pool kuulnud, et kõik ütlevad, et see ütlus on ka, et arstid kirjutavad välja ravimeid ainult sellepärast, et ise seda nii-öelda siis mingit vahendustasu saadavad. See ei pea paika. Ei pea. Enam ei pea paika. Ma nüüd ei tea mitu aastakümmet võib-olla ei pea paika. Sest mingi aeg Eestis tuligi välja selline seadus, kus sai see keelatud. Ainuke viis, kuidas saab meditsiinitöötaja saada toetust ravimifirmalt, on kas selliste ürituste kaudu, aga see ei ole toetus, see on lihtsalt, ütleme nii arutelu, loeng, webinaar, seminar ja siis reeglina õhtusöök või lõunasöök. Selge kinnitus on oluline. Et selline, et sa sööd mõnusat toitu, mõnusas keskkonnas ja veel
et sa saaksid seda ravimit soovitada edaspidi. Kuigi sulle ei kingita midagi ja mingit tasu sa ei saa sellest. Ja teine variant on see, et arstid osalevad ka või viivad läbi ravimiuuringuid. Ja. Et siis selle eest nad loomulikult saavad tasu, aga see tavaliselt on neid ravimid või ained, mis on sellised, ei ole veel turule jõudnud või prekliinilises või mitte prekliinilises, aga kliinilises faasis, aga vajavad veel lisauuringuid inimeste pealt. Mis täna on kõige crazy'm selline ravim, mida iga päev inimest võtavad, aga nagu ei peaks üldse võtma? Mingid peavalurohud, beebipillid, mis iganes, mis sinu arvates? Ja ma arvan, et valuvaigistit on nii igapäevaseks ravimiks muutunud. Vitamiinidest rääkimata või kontrollimatust toidulisandite tarvitamisest rääkimata. Aga kuidas sa kontrollid neid toidulisandid või mismoodi nagu? Taas peakski olema siin mingisugune kui ma tahan täna näiteks minna osta näiteks mingisugust, kuidas ma tean, et ma olen ostan õige vitamiini või kas ma peaks minema veretesti tegema? Ja ideaalis, muidugi, ideaalis oleks võinud kontrollida kõik, mis sul on puudu ja vastavalt sellele siis määrata. Lähen kuskile Synlabi kuskile? Ja see läheb maksma ka sul korralikult, kui sa tahad kõiki vitamiine ja mineraale kontrollida, ma oletan üle 1000 kokku. Ja seda ei ole mõistlik kontrollida, sellepärast me igaks juhuks võime määrata või kui sa näiteks pöördud arsti poole või räägid chatiga, siis tema võib neid sümptomidest lähtudes anda sulle mõned vihjed, millised vitamiinid või mineraalid võivad olla siin abiks, aga ei pruugi töötada, ei pruugi see vitamiini vorm töötada, ei pruugi õige annus olla, üldse sul võib olla üldse mingi geneetiline mutatsioon olla, mis takistab selle vitamiini imendumist või selle vitamiini nagu muutumist õigeks vormiks. Nii et kõik on väga trikki siin, kõik, mis on looduse poolt ette nähtud nagu 100% sobiv, kõik, mis on keemiline purgis, ei pruugi üldse sulle sobida. Aga mis puudutab ravimeid, siis jah, valuvaigistit on ilmselt see, kus kasutatakse üsna kontrollimatult. Ma olen isegi näinud sellist asja, kuidas hommikul inimene võtab valuvaigisti sisse lihtsalt sellepärast, et äkki päeval hakkab pea valutama. Ja vaata, on ka niimoodi näiteks praegu soovitatud paljud naised, kellel on raskekujulised näiteks menstruaaltsükli häired, valusündroomiga. Nendele üsna rutiinselt soovitatakse võtta valuvaigisteid. Ja mida see, ma ei räägi, et see on vastunäidustatud ja alati ja et keegi mitte kunagi neid ei tohiks võtta. Lihtsalt jällegi see süsteemis on loodud millegi kustutamiseks, millegi vaigistamiseks, mitte nagu pigem tagajärgedega tegelemiseks, vaat see paneb nagu frustreerib mind, ma ei saa sellest süsteemist aru selle poole pealt. Ja valuvaigisteid ja neid võivad näiteks soolebarjääri rikkuda, selle kohta on kõige rohkem teavet, et see võibki põhjustada nii nimetatud lekkiva soole sündroomi või suurenenud soolelt läbilaskvust, kus soolebakterid või toidujäägid või tavalist gram-positiivsed bakterid, minu meelest nende väline kest, see võib sattuda verre läbi halvenenud soolebarjääri ja võib juba edasi põhjustada põletik ja seda nimetatakse lipopolüsahariidide sisse tungimine keha sisse ja sealt juba tulevad erinevad probleemid, ka enneaegne vananemine, aga kõik paljud kroonilised haigused on sellega seotud. Nii et kui sa võtad valuvaigistit, minimaalne annus pigem või vastavalt sellele, mida sulle arst soovitas, aga alati täpsusta, äkki saab väiksemat annust, äkki saab lühemat, äkki saab alternatiivi. Meil on ka sellised looduslikke vahendid, mida saab valuvaigistiteks või põletiku vastaseks vahenditeks kasutada, see on kurkum, see on ingver, see on boswellia, see on MSM, nii et Kas see vastab ka tõele, et ma olen kuulnud nagu sellist asja viimastel aastatel on hästi palju hakatud nagu rääkima nendest beebipillidest ka vaat. See on räägitud sellist asja, vähemalt
ma ei tea, kui palju see nüüd vastab tõele, sest ma ei ole nagu arstiga seda rääkinud, aga ma olen nagu siit-sealt kuulnud, et kui need naised, kes söövad siis beebipille, siis nende hormoonid on nii palju mõjutatud, et kui nad lõpetavad söömi, siis nad lõpuks vaatavadki enda meest ja mõtlevad, et see ei olegi see, kellega ma tahan koos olla, siis sellepärast tekib ka see nagu vaata üksikemade mingi teema ja kõike sellist, et see areneb sealt edasi. Ja siis järgmine asi, vaata see, et perevägivallad, vaata, on ka nagu räägitakse, et see võib alguse saada ka sellest samast beebipillist, et sa arvad, et nagu need ei ole omavahel seotud, aga samas on see, et kui naine sööb beebipille, siis tal on sees hormoonid, nagu ka seal vis hakkab vist meeshormoone tootma, vaat. Ja nüüd ongi see, et kui naine hakkab mehega nagu käituma nagu mehelikumalt, siis mees vaata hakkab alateadlikult tundma, et ta suhtleb juba mehega, mitte naisega enam ja siis sealt tekib juba see reaalne füüsiline konflikt vaata juba. Et kas sa näed ka, et nendel asjadel võib seos omavahel olla või? See on väga huvitav teooria, hüpotees, ma olen sellest korduvalt lugenud ja ka podcasti vaadanud, kus ka arstid, gynekoloogid, endokrinoloogid, meestearstid, muude erialade arstid Ameerikas enamasti räägivad sellest ja see on tõesti väga, väga huvitav. Ja loomulikult mul ei ole mingit alust mitte usaldada neid, aga minu praktikas ma ei ole seda ise kohanud, et seda sa pead ikkagi sellega tegelema. Ja jah, kõik, mis on hormoonidega seotud, see mõjutab meie elu igapäevaselt ja kui on looduse poolt ette nähtud, et naise keha talitlus funktsioneerib tsüklidena ja nende tsüklide sees on omad tsüklid veel enne ovulatsiooni ja pärast ovulatsiooni ja iga tsükli jaoks on siis ette nähtud teatud käitumismuster, teatud ma ei tea, lõhnatundlikkus, teatud seedimise iseärasus, kiirus ja nii edasi, miks mitte ei või see olla seotud sotsialiseerumisega kuidagi või teiste inimestega suhtlemisega, eriti oma kaaslasega. Nii et ma toetan seda kontseptsiooni, see ei tähenda seda jällegi, et kõik naised ei tohi võtta rasestumisvastaseid vahendeid, näidustustel on see 100% näidustatud ja oma arstiga tuleb seda alati arutada, alternatiive on vaskspiraal ja barjäär vahendid ja looduslik või loomulik kontratseptsioon jätab soovida võib-olla efektiivsus, kui õigesti kasutada jällegi isegi seda tuleb alati oma raviarsti või ämmaemandaga arutada. Aga need on kõik väga huvitavad küsimused, mida ei arutata. Kõik loevad, kõik kuulavad, kõik omavahel arutavad, aga arstid ei oska vastata. Arstid ei oska nõu anda siin, kelle poole siis see patsient peab pöörduma. Mul ei ole ka nii laia ampluaad, et ma oskaks kõiki selle integratiivmeditsiini nagu valdkondi haarata. Et mul on omad huvid, insuliiniresistentsus, biohäkkimine, anti-age ja kehakaal, vähk ja sellega ma enam-vähem nagu piirdun. Hormoonid on väga huvitavad, peptiidid ja kõik muud igasugused sellised asjad. Aga tõesti, sa ei saa olla kõikides valdkondades asjad. Loogiline. Võib-olla AI siis loodetavasti saab siis tulevikus meid sellega, et meil on aeg lihtsalt nii kiiresti läinud praegu ja teemad on nii põnevad, aga ma küsiks lõppu veel viimase küsimuse, et mis oleks nagu see, milles sina näed, et mis täna nagu tehakse võib-olla valitsuse tasandil valesti ja vaata koroona ajal nagu kaotati see usaldus hästi ära ja vaata täna räägitakse ka, et valitsuse ja meditsiini vastu on ajaloo ja meedia, valitsusmeedia meditsiini vastu on ajaloo kõige madalam usaldus üldse täna. Et mis oleks sinu silmis see, et mis valitsus saaks teha, et see usaldus tagasi võidetakse, sest vaata täna on ju see, et tahetakse kõiki karistada kohe, et nii kui sa kuskil midagi räägid või teisiti mõtled või teisiti arvad või soovitad midagi muud arstina, mis iganes, siis kohe tahetakse nagu karistama hakata, et nagu aga see on ju ammu teada, et see on ju isegi piiblis on ju, et keelatud vili on alati magusam, see tähendab seda, et kui midagi karistatakse, siis järelikult vaat inimesed juba selle pärast tahavad seda, et sest see on keelatud on ju. Et mis sinu jaoks on nagu selline asi nagu, et kui praegu vaadata, et mida saaks muuta nagu valitsuse tasandil? Sa tegelikult vastasid ise sellele küsimusele. Ma sooviks, et valitsus oleks avatum, et see oleks progressiivsem,
oma arvamustes, mõtetes, tegudes, et see oleks üks samm ette. Sest me kõik oleme nii-öelda tava-userid, sellised tavalised inimesed, tänava peal lihtsalt elanikud, kõndijad, aga valitsus on see, kes justkui peab rohkem teadma ja ennetavalt peab tegutsema. Ja siin miks mitte ka AI-d kasutada, ma ei tea, kas nad kasutavad üldse AI-d, loodan, et kasutavad, aga no selge, sealt ei saa ka 100% niimoodi abi. Aga mida ma tahaks, mida ma sooviks seda, et valitsus oleks vastutulelikum ja et see oleks nagu paindlikum ja avatum erinevates valdkondades. Eriti siis uuringutel just ja kõige sellel. Sest vaata ongi see asi näiteks, et just uurida näiteks mingit asjad, kui keegi näiteks siin ütles ka, et mingid arstid, vaata koroona ajal oli ju see, et räägiti sellest MMS-ist, vaata, et selle asemel, et võib-olla see ära nagu kõrvaldada, võiks seda asja nagu uurime seda asja, siis vaata. Ja, no, teeme selgeks, kas see päriselt nagu vastab siis tõele, vaata. Et selleks võib-olla vaata nagu kaasaks rahva usaldust ka kohe palju rohkem, et see, kui sa ära keelad selle asja, siis vaata kõik ongi nagu raudselt, see oligi tegelikult õige asi, vaata. See ongi ka see suur probleem, et kui sul peas see idee fiks, et iga sinu otsus on õige ja koheselt õige ja sa oled lugenud kõiki artikleid sinu arvates ja nende järeldus on 100% selline ja selline ja muud varianti ei või olla, vot siis see toob krahhi. Ühelgi asjal ei ole sellist omadust, et ta teeb ainult seda ja teist ei tee. Ja sa pead kaaluma, kas kasu ületab kahju. Aga kas see nii on ja kas just sinu arvamus peab olema see lõplik, mida sa teistele jagad ja mis mõjutab kogu süsteemi edaspidi mitmeks aastaks. See on selline. Nii et sellepäradki minu arvates on alati õige, kui näiteks ministril või kellelgi on laia silmaringiga, kes need on, kes soovitavad, vaata. Nägemuslaia silmaringiga nagu, jah. Kes, nüüd vaata ametlikud ka ju ministri juures, kes need on inimesed, kes nõustajad või nõunikud. Ja nemad peavad olema neid inimesed, kes nagu erinevatest valdkondadest. Praegu ei tea, kas nii on. Ja ma ise mõtlen ka nagu seda asja nagu, et no ütleme nii, et põhiline see ebausaldus, nagu ma ei saaks öelda, et ma nüüd nii ebausaldan seda asja, aga ikkagi muudab nagu ettevaatlikuks see, mis nagu koroona all toimus, ehk see peale surumine. Mul endal oli selles nagu läks hästi, et ma olin Soomes ja Soomes oli see, et seal ei surutud isegi maski peale, ja seal võisid sa nagu ei pidanud kuskile minema arstid, kui sa läksid arsti juurde, siis seal on sellist asja nagu, et suruti teid, kui sa vaktsiini ei tee, siis sa ei saa arsti vastuvõtul ja mis iganes. Aga lihtsalt ma mõtlengi nagu seda, et tegelikult oleks saanud vaata rahvaga koostööd teha nagu seda, et teeme mingid uuringud ära ja siis need uuringu tulemused antakse kõikidele arstidele, kes saavad ka tutvuda ja vaata, kui seal tekib see diskussioon ja vastuolu näiteks, et keegi tulebki, näiteks nagu Helen Lastnia, kes siin teised olid koroona ajal, et kui tulebki näiteks selliseid arste tuleb ja ütleb, et ei, et meile need uuringud ei sobi ja siis vaata arutatakse neid edasi ja nagu, et aga mis nagu ka vaat selle vaktsiiniga tehti, et kohe löödi uksed kinni, et ei, et see on õige. Temmeldati lihtsalt, et ma võin olla millegi vastu. See ei tähenda seda, et ma olen kogu selle asja nagu vastu. Kahtlustuse õigus nagu on just nagu ära võetud, vaata. Jaa, täpselt. Et see on nagu see asi. Ühesõnaga, meil aeg on ikka niimoodi läinud nii kiiresti, et ma arvan, et mul on peaaegu vist iga inimese, kes siin käib, et nagu lihtsalt need küsimused ja et võikski edasi rääkida, tunde veel. Aga ma arvan, et praegu me võiksime kokku tõmmata siin lõpetuseks veel, et kui inimesed soovivad, kust kohast nad sind leiavad, kus nad saavad sinu kohta rohkem teada, kus on võib-olla sinu juurde võimalik nõustamisele tulla, kus nad leiavad sind? Lisainfot saab vaadata meie kodulehel ennetusmeditsiinikliinik.ee. Meil on ka eraldi Facebookis leht Dr. Sergei Saadi ennetus ja elustiil. See on pigem selline
selline üldhariv leht. Nii et. Ja ma panen siia alla ka lingid, et kes siis vaatasid praegu lõpuni, siis leiate siit alt kenasti lingid. Aga aitäh, Sergei, et tulid, väga silmi avav istumine oli see, et ma praegu ise olen ka näiteks peast tegin juba enda suveplaanid täiesti ümber, et mida süüa ja mida mitte ja kuidas uurida kõike sellist. Ja, aitäh Janno, et kutsusid. Ja aitäh ja loodetavasti kõigile meeldis see saade ka ja kui meeldis, pane kindlasti like, kirjuta siia alla kommentaar ka, mida sina nii-öelda siis arvad sellest, mis me siin rääkisime, millega sa oled nõus, millega sa ei ole nõus, jaga seda kindlasti teistele ka edasi ja kohtume juba järgmises saates. Aitäh kõigile!